räägin, ta läheb ja petab ja siis ta tuleb koju ja ütleb sulle, et sina oled hoopis süüdi. See draama on põnev vahest, minu arust see toob nii palju särtsu tõellu juurde. Aga kui ta persse pikemaks ei kasva, siis no ma ei saa, noh. Mul jälle sõpru juurde või? Mulle vaja meest. Mis ma ütlesin sulle, mine ja peta mind või? Või ta on ka lapsena õunapuu otsas roninud. Ma olen ka. Meil on ka nii palju ühist. Meil on nii palju ühist. Aga sellest olemegi sõbrad. Tšauki, tšau. No nii, ja me ikka oleme tagasi. Endiselt. 3. korda järjest. Ei ole veel kuhugi läinud. Jaa, me oleme endiselt tagasi, nii et jumal tänatud. Küllaltki pööralane nädal on olnud ikka. Okei, võib-olla selle peaks nahu viskama. Ei pea vihkima selleks. Ma olen nagu... Ja noh. Loota üritas mulle nii hästi praegu nagu silma teha, et sul on endiselt see purk käes, millega sa lööd kokku, vaata, kui sa hakkad filmima. Ja juba imeliselt on hakanud see valgus. Ei, läheb hästi meil. Läheb hästi, jaa. Okei, sellega me katime välja ilmselt, aga jah. Nii. Mis me teinud oleme siis? Aga midagi. Meil on nagu just alles nagu nädal algas. Panime uue episoodi üles. Kui te just tähele ei pannud. Jah, meil tuli uus episood välja ja see tõi ka omamoodi kõmu, ütleme niimoodi. Ma väga rääkida sellest kahjuks ei saa, sest kohtukeisse ei soovi keegi saada, nii et... Jah, alustame rahulikult. Ja. Eks me ka kindlasti, mina ütlen, et ma vabandan, kui ma olen kellelegi liiga teinud, et see ei olnud mu eesmärk. Lihtsalt mu eesmärk oli siin, et me saame siin podcastis rääkida päriselt oma kogemustest, tunnetest. Ja me oleme ausad, kui me seda teeme. Tõesti ei olnud eesmärk kedagi solvata nagu personaalselt ja kui keegi ennast ära tundis, siis palun vabandust ja ma loodan, et kõik läheb hästi edasi. Ja ma ka vabandan, et see ei olnud üldse nagu nii mõeldud. Ma arvan, me keegi ei mõelnud nagu neid asju niimoodi. Lihtsalt oligi nagu... Hetke emotsioon võib-olla. Ja ausus lihtsalt oli see, mis me nagu tahtsime edasi anda. Aga eks me nüüd teeme veits paremini. See ei tähenda, et me ei ole ausad praegu teiega, kui me nüüd siin räägime. Kindlasti me oleme ausad, aga lihtsalt proovime veits võib-olla sõbralikumalt ja leebemalt siis rääkida, aga ikkagi omast kogemustest me räägime, seda me siin valetama ei hakka ja ma ei hakka otseselt ka nagu ilustama, kui see ei ole selline. Et jah, meie podcasti eesmärk oligi see, et me tuleme siia ja räägime päriselt, mida me tunneme. Ütleme asjad ilusti välja. Ütle välja, et ongi sellepärast. Ja me tahtsimegi nagu, et kui me räägime siin nendest asjadest, siis me ei taha kellelegi haiget teha, aga lihtsalt, eks kui me oleme ka hetkel, kui me oleme haiget saanud, siis meil sees on see pulbitsev viha, ütleme siis niimoodi, kus me olemegi, et kuna tema tegi mulle nii, siis mina pean talle veel rõvedamini tagasi tegema. Tegelikult alati ei pea, aga lihtsalt kuna me teeme podcasti, siis paratamatult kuidagi... No meie idee oli ka see, et nagu me istume siin maha ja me räägime nagu ise üksteisega vaata, mitte ei ole nagu nii kinni selles, et teised inimesed vaatavad seda. Ja siis me oleme hästi armsad ja hästi toredad. See tähendab, me ei ole armsad ja toredad, ikka oleme. Me oleme väga armsad ja toredad inimesed oma lähedaste vastu, kellest me nagu väga hoolime ja kes meile haiget ei tee. Ja kes austavad meid kui inimestena ja kes näitavad seda välja ka. Täpselt. Et nagu ongi, et ma ju hoian inimest, kes hoiab mind. Ja, see on see vastastikune. Ja nagu külakoerale, nii koer külale. Vau! Meil on vanasõna praegu. No praegu mõtlesin, kumba pidi see oli, aga mõlemad pidi see toimib. Vanasõna, mis mulle ei jää kunagi meelde, ma ajan nagu segamini neid ja siis ma nagu okei, et see vist ei olnud päris niipidi. Et jah, võt. Ja mina käisin näiteks juuksuris nüüd, et kui eelmine nädal käis Evolota juuksuris, siis nüüd käisin mina juuksuris. Ma nüüd natuke lokutud svanguga vaatasin, et asi on tasakaalus. Ma ei ole juuksuris käinud ja ei plaani minna ka. Ma tegelikult käisin alles veebruaris. Ma lähen arvan mingi juuni kanti lähen uuesti, et ma tegelikult tahtsin natuke heledamaks, kui praegu ma sain, aga selles suhtes tegelikult sobilik kevadele, ma arvan. Natuke värskendust heledamaks. Seda kindlasti värskem näeb välja. Sa olid ka juured välja kasvanud. Ja mul ikka olid korralikud juured välja kasvanud. Ja mul on ka, aga me seda ei vaata.
me ignoreerime seda punast alatooni, mis mu juurtest hakkab välja tulema uuesti, sest ma olin enne punane, seega mul endiselt lööb seda veel välja. Me ei vaata seda, see ei ole oluline. Õnneks ma loodan, et te kuulate, mitte ei vaata. Just mõistlik. Muidu ma tulen järgmises osas mütsiga siia istuma. Müts kotis vaata, et toon sulle kiirelt. Ja nokamüts pähe siin kahe vahel. Mis me veel teinud oleme? Ma räägin minu arust nagu just me alles filmisime eelmist episoodi. Nagu polekski midagi teinud vahepeal, noh. Jah, aga ega me ei olegi midagi erilist teinud ja elame oma rahulikku elu siin ja kus on natuke nagu särtsu ka lisatud. Vürtsi ja kõike juures ja draamat palju ja vürtsi ja pauku ja kõik. Ma tahaks öelda tegelikult meie elu veits on nagu see seriaal nagu Vaprad ja ilusad võib-olla või Kodus ja võõrsil. Hästi venib, hästi venib. Ja hästi pikalt venib ja mitte midagi muuta. Tegelikult kõik on ikka sama, et ma ei tea, kes jätab kõle maha. Endal on küll tunne, et kogu aeg midagi lihtsalt. Ja süke action käib, aga teistele võib-olla see tundub just süke, et ma ei tea, süke rahulikult kulgeb, aga meil on täiesti süke nagu, et issand, et mul jääb reaalselt nagu päevas ajast puudus. Ja tahaks nii palju teha, aga nagu kus aeg on? Nagu reaalselt ma teeks midagi väga, aga vahest võiks päevas olla 36 tundi, mitte 24, et mul tõesti jääb vahest nagu ajast puudu. Siis jõuaks magada ka, muidu see magamine jääb sinna unanes. Mul on küll praegu väga kehvas unegraafik, ikka mingi 2-3 aeg magama ja ega me praegu ka tegelikult kell on umbes, mis kell on meil 21:46, ma üldse ei imesta, kui me jõuame mingi 2 koju alles. Ja, no mina magasin 1-ni tänas. Mul ei ole probleemi unegraafikuga. Aga ma läksin 2:30 magama. Ja siis magad kaua ka, kui lähed hiljem magama. Seega saastus küll, jah. Aga alustame tänase teemaga. Ja kui te panete tähele meie neid parasid sõnu, siis neid on siin palju. Me vaatasime oma teist episoodi ja me lugesime kokku umbes, ma ei tea, 30 korda me ütlesime just. Mul läks juba meelest. Ja ma vahepeal kuulsin ka, ma nüüd suutsin sinna öelda just sõna, ehk siis me tõesti püüame neid mitte öelda, aga kui sa lähed sinna hetke emotsiooni, siis sa räägid ja räägid, sa paned tähelegi, mida sa räägid. Mina eelmine episood just. Nii et kui te kuulete ikka, et me ütleme mingid sõnu väga palju, siis lihtsalt nalja pärast võite hakata kokku lugema ja ma arvan, teile ise endal on väga põnev siis või naljakas. Saate meile sinna kommentaaridesse märku anda, mitu korda me just ütlesime. Absoluutselt. Keegi võib lugeda selle teise episoodi justid kokku, see oleks päris hea. Ja me isegi lasime neid veits välja lõigata, sest neid oli veel. Nagu meil oli niimoodi, et mina ütlesin just, ütles Bella järgi just ja siis ma ei tea, Lotta noogutas või midagi. Lottal õnneks ei olnud see parasit sõna, aga meil küll Bellaga oli. Kahekesi lihtsalt just. Ja. Aga meie tänaseks teemaks on siis red flags ja green flags. Miks selline teema, tüdrukud? Lipukesed. Lipukesed. Ehk siis eesti keeles nii-öelda siis, mida me mõtleme selle all on see, et ehk siis, kuidas ma ütlen? Positiivsused, negatiivsused. Jah, põhimõtteliselt siis kas mehe, naise või siis kolleegi, sõbra nii-öelda head küljed, ehk siis rohelised lipud ehk green flags ja siis nii-öelda need halvad, mis nagu hästi häirivad, on siis need punased lipud ehk siis red flags. Mis peaks nii-öelda see tulukese põlema panema, et oi ja sellest inimesest eemale. Ja. Jälle sa ütlesid just. Nii. Võtsime uue sõna või? Nii. Uus sõna. Kunagi kui me käisime sinuga põhikoolis, siis meil oli üks eesti keele õpetaja, kes ütles tunni ajal väga mitu korda nii ja seda oli umbes 28 korda, kui ma kokku luges 45 minuti jooksul. Ja see on. Ja me iga kord naersime lihtsalt. Ja vahepealt oli mingi no nii ka. No nii ja siis meil oli, ma mäletan, me istusin oma kunagise parima sõbrannaga, siis esipingis täpselt ja ma ainult hirnusime ja õpetajal juba nii pahane meie peale, et mida te itsitate? Ma tõstan teid lahku. Ma tõstan teid lahku istuma. No meil oli nii naljakas ja siis ta ütles ka, nii ma nüüd tõstan teid lahku istuma ja jälle nii naljakas. Ja sellel oli väga naljakas. Aga võtame siis esimese kirja. Kohe ütlen selle ära, et see kiri, mille ma ette loen, kui see meile tuli, siis oli jube raskesti kirjutatud. Ma tõesti nagu raske oli seda lugeda, mitte seepärast, et ta otseselt see sisu kui mentaalselt raske lugeda, vaid lihtsalt nagu
kirjutatult oli raskelt, et kirjapilt oli jälle keeruline. Et kui te ka kirju saadate, võite alati proovida seda, et võib-olla kirjutate valmis, ootate, ma ei tea, pool tundi, tund ja loete ise uuesti läbi, sest palju on see, et kui me kirjutame, siis me kirjutame ka alati tihti niimoodi, et sul on peas endal juba tekst valmis, ehk siis sa lased nagu urinal, lased läbi selle ja sa panegi tähele, et ma ei tea, ööd ja näed ja et ehk siis me natuke muutsime seda teksti, aga mitte otseselt sisu ei muutnud. Selles suhtes me nagu... Ma ei saa, ma ütlesin just uuesti. Ma juba saan aru, kui ma ütlen seda, siis ma nagu, et kurat küll. No, see on see üks samm selle paranemise poole, et sa tunnistad viga ja paned tähele ja siis järgmistes episoodides ei ole. Ja ma tahtsin ka nüüd just öelda, aga jah, alustame siis. Igatahes ma lihtsalt veel ütlen, kiri on natukene paremaks nüüd tehtud, et aga me ei ole sisu muutnud selles suhtes. Nii et jah, väga hea. Nii, hei, mega lahedat podcasti teete, jõudu. Mõtlesin ka teile kirjutada, et saaks natuke kaasa rääkida. Tundub, et siin jagatakse ainult kõige rajumaid lugusid, nii et why not? Minu arvates on üks suurimaid red flag'e suhtes love bombing ja suur vanuse vahe. Ja kuidagi see lugu pole minust endast, siis kuidagi haaras see kaasa 3 parimat sõbrannat. Mingil põhjusel tõmbas üks konkreetne love bomberist ajukäebik noori tüdrukuid nagu magnet. Mind muidugi mitte, sest ma ei kuku selliste asjade peale või selliste inimeste peale siis. Nii et tutvustan teile meie loo kangelast, nimetame ta Frediks. Fredi oli 22-aastane heidik, kes kolis meie kodukanti, kui mina ja mu 3 pestut olime 14-aastased. Kuna Fredi oli suur poiss, sai ta käia tööl ja osta noortele algsi, mis tegi ta automaatselt mingiks seltskonna keskpunktiks. Tema ümber oli alati pidu või mingi tegevus ja tegi oma tüdrukutele suuri kingitusi. Alguses tundus see ilmselt kõigile hullud glamuurne, keegi, kes viib sind pidudele, kingib sulle asju ja tahab sinuga päriselt koos olla. Aga siis hakkas allakäik. Fredi hakkas esimest sõbrannad vaikselt oma halbade eluvalikutega harjutama. Kui tüdruk lõpuks sai aru, et see kõik ei ole päris normaalne ja tahtis eemalduda, siis Fredi ähvardas endale viga teha, et teda tagasi hoida. See kestis umbes pool aastat. Nad suudlesid avalikult ja siin on kõige haigem osa. Ühtegi täiskasvanud see ei paistnud häirivad või nad lihtsalt ignoreerisid seda. Kui esimene tüdruk temast lõpuks pääses, kui üldse nii saab öelda, siis Fredi leidis kohe uue tüdruku, mu teise sõbranna. Life tip, girls, ära mitte kunagi korja üles teise inimese maha jäetud prügi. See jäeti maha põhjusega. Aus, kusjuures väga aus. Seekord kestis see suhe 2 aastat ja manipuleerimine oli lihtsalt järjest haigem. Kõrvalt vaadata oli nii halb, sest tüdruk ise ei saanud aru, kui räigelt tema emotsioonidega mängiti. 3. sõbranna oli mingil põhjusel Fredist huvitatud, aga õnneks see suhe ei jõudnud päriselt kuhugi. Ma arvan, et see oli osaliselt tänu mulle, sest ma sisendasin talle algusest peale kahtlust ja tegin väga selgeks, et Fredi on walking red flag. Ma vihkan teda intensiivselt ja ei teinud sellest saladust. Tagantjärele tunnen, et see kõik mõjutas ka minu ja mu sõbrannade suhet. Mul on tunne, et me ei ole enam nii lähedased kui varem, sest nad teadsid, et ma olin algusest peale Fredi vastu ja hoiatasingi neid. Võib-olla nad arvasid, et ma charge'in neid liiga palju, aga ma lihtsalt ei suutnud vait olla, kui nägin, et mu sõbrannasi manipuleeritakse ja kroomitakse. Üldiselt ma ei topi oma nina teiste asjadesse, aga kui mulle midagi jagatakse, siis ma ei hoia oma arvamust endale. Mis teie arvate, kas ma oleks pidanud vähem sekkuma või tegin õigesti, et hoidsin sõbrannade eest häält? Tegelikult ta vist tegi kõik õigesti, et ta nagu proovis neid nagu valustada selle Fredi osas, et seda nii-öelda nagu tulukest põlema panna, et äkki nad hoiaks eemale. Ei, kindlasti alguses tuleb proovida. No muidugi, kui sa oled seal nagu selles armastuse mullis, eks ju, see on huvitav, mida nad Eesti inimesed räägivad. Aga nagu vähemalt sa tead, et sa andsid endast kõik ja sa nagu proovisid ja nagu ongi, kui pärast see nagu jutuks tuleb, et sa saad öelda, et sa vähemalt andsid endast nagu kõik. Ja tõesti nagu proovisid neid natukenegi eemale hoida või siis nagu siis ütlesid, et sa arvasid, et sa aitasid kaasa sellele 3. sõbrannale, et nagu tal nagu oli see lühem see periood nii-öelda, kus ta oli selle Frediga koos, et siis nagu vähemalt midagigi, eks ju.
hullem oleks olnud nagu see, et sa enda peas mõtled, vaata, et see mees ei ole õige ja siis pärast, kui see kõik luhta läheb, siis sa nagu, et ma tegelikult nagu arvasin seda ette või Jaa. ma aimasin, vaata, aga Just, nagu et mitte sa ei midagi öelnud ei midagi. öelnud, et see Jaa. ka ei ole nagu õige. ma nõustun ka, et selles suhtes on nagu hea, et sa ikkagi püüdsid neid nagu hoiatada, sest päris õudne on ikkagi tegelikult, kui sa ei ütle ja sa näed. Nagu ikka ütle, kui sa näed, et see inimene ei ole sulle õige. No ma ei tea, ma ei kujuta ette nüüd, et teil on nagu meesterahvad ja ma näen, et ta on räige tropp tegelikult või selles suhtes, et ta ei oska sind hoida. Ma ei tea, flirdib, ma ei tea, absoluutselt ükskõik kellega, põhimõtteliselt vaasiga ka, mis laua peal seisab. No, et kui ma ikka näen, et see inimene ei ole õige, ta ei hoia sind, ta ei kuula sind, ta süüdistab ainult sind. Ma ütlen ka näiteks red flag on üks väga, või noh, üks suurimaid red flag'e on see, kui inimene kogu aeg pidevalt nagu sind süüdistab või ütleme niimoodi, et ajab oma süü sinu peale, et või näiteks, et mees pettis ja siis tuleb koju ja ütleb sulle, et jah, et ma petsin sind, aga tegelikult oled selles sina süüdi, et ma sind petsin. Et see annab mul piisavalt tähelepanu. No mida? Mis ma ütlesin sulle, mine ja peta mind või? Noh, ei ole ju päris äkki algust tuleks ütleks, et see ei anna mulle piisavalt tähelepanu. Alustaks nagu sõnadega kui tegudega. Et siis saaks nagu muuta ja parandada, aga Just. Lotta, kas sa tead, mida sa mõtlesid sellele, et kroomitakse? Kas ma kuulsin valesti selle või kroomitakse? see oli seal tekstis. Okei, ma ei tea, mida see tähendama peaks. Kas ma hääldasin selle valesti või mitte, ma ei tea, mida see tähendama peaks. Ma tean, et koertel on kroomimine, vaata, nad lähevad sinna, see on see kasuka, vaata, ära lõikamine. Alati me ütleme, et lonni läheb kroomingusse. Ma ei tea, võib-olla siin mõeldi ka midagi, mehel karvad ajal. Läheb ka kroomingusse. mida selle lausega mõeldi. Kui nägin, et mu sõbrannas ja manipuleeritakse ja kroomitakse. Huvitav, ma ei tea. Äkki me oleme nii vanad, et me ei tea neid lauseid. Kusjuures võib-olla seepärast me ei saanudki sellest tekstist nagu algselt aru. Väga raske oli sellest tekstist aru. Ma olen suht kindel, et selle kirjutas küllaltki noor inimene meile. Kui ta juba seal oli 14-aastane, siis ma arvan, et ta praegu ilmselt oli mingi 16-17 võib-olla. Vähemalt teksti järgi mulle tundus, et väga noore inimesega on tegu. Aga Meie sest aru ei saanud. ja, mina näiteks julgen ausalt tunnistada, mina ei tea neid noorte slänge, mis on need skibidi toilet ja mingid asjad, mis need on. Ei tea ära. Ma endiselt ei tea, mida need tähendavad. Ma ikkagi vist olen väga vana ja laps või selles suhtes nagu pigem sinna ikka 2000-tesse või nagu täitsa sinna aega. Jah. Eks me sel ajal sündinud oleme ka. Et nagu loogiline ka. Kuidagi mõistus on pigem sinnapoole jäänud, kui see nagu praegu noorte slängid ja asjad. Need muusika ka ju täiesti erinev võrreldes sellega, mis me kuulame nagu. Kusjuures näiteks ja mina nagu armastan Eesti muusika, need 90-ndad, mis need on, need Nexus ja Koit Toome ja kõik muu, mis meil on Good One näiteks ja kõik need ülibänger nagu räigelt armastan ja siis on mingid need täiega, mis on mingi trüš, ma vihkan, ma ei suuda minna sihukest asja kuulama. Mis liigutusi ma teen? Oh yeah. Ja seal ongi nagu. Ja uns, niimoodi lase. No ma ei oska nagu, ma ei oska olla isegi mitte. Tantsuliigutus seal teha nagu. No seal ongi need, sellel on nimi ka need, kus nad teevad neid ringe, vaata. Just. Ja, et siis nad teevadki neid ainult ja siis hüppavad seal lihtsalt kambakesi. Juudas, ma lendan pikali samal ajal, kui nad seda teevad. Ma mäletan Beach Grindil tehti seda ja ma lendasin niimoodi pikali sinna. Ma jäin täpselt nagu inimeste vahele kinni, ehk siis see oli suht õudne. Ja, et me siin on sealt ma olin nagu leht, mis lendas lihtsalt. Nii et... Jonna järsku oli kõrval, järgmine neid polnud. Jaa, reaalselt. Ehk mulle, ma ei tea, nagu mul näiteks Beach Grind väga meeldib ja ma lähen ise, ma ei hakka üksinda, ma lähen tüdrukutega ikka. Aga mingid, nagu ma ei ole mingi Mega Bruce'i fänn või Luude. Ma ei ütle, ma mingeid laule ei kuula, aga ma ei ole nüüd mingi räige fänn. Ega ma ütlen, ma ei ole Tommy Cashi fänn ka mega, aga sellel aastal näiteks see laul, mis see Espresso Macchiato välja tuli, väga äge laul. Või see suus mulle meeldib ka. Poleks nad sinna selle mingi Two Quick Start või Terminatorid, ma arvan, ma oleks kohe piletid ära ostnud lava ees juba valmis, et millal tuleb. Minu lemmik on Nublu ja ma loodan, et ma olen Nubluga üks päeva peelus. Ma iga päev manifesteerin, et Nublu tuleb täna koju ja tuleb see mu sööki ja mis ma talle tegin ja me alati sõbrannadega naljatame, et
kui me näiteks näeme mingit ilusat meest nagu laval esinemas, siis ma olen nagu, näed, see on minu mees seal. Siis me eelmine aasta Beach Grindil olime ka, no näed, Kalja esineb mulle, et mis siis, et ma siin tagareas olen, ma lihtsalt ütlesin talle, et ma lihtsalt ei taha sinna lava ette hakata ronima, et ma vaatan sind tagant, et ma nagunii pärast olen sinuga hiljem koos. Ise naljatasime selle. Ja siis mõtlesime, et tead, never know, kunagi äkki on tõsi. Ai, me nägime ju Pühajärvel ja nägime pärast esinemist päeva, nägime teda restoranis ka veel. Päris lähedal istus meile. Kui sa seda kuulama peaksid, siis ma ootan su kõnet. Endiselt ma valmistan sulle kogu aeg pannkooke, nii et nagu palun tule koju millalgi. Neid pannkooke sööma. Mida meie sööma lõpuks. Me olime ka, et Jublu esines seal muusikaauhindadel vist oli äkki või kusagil või ei, ta esines seal presidendi vastuvõtul ja ma tegin pannkooke ja siis ma ütlesin, et siis ta küsis, et aga miks ta teid kaasa, miks ta mind kaasa ei võtnud. Siis ma ütlesin, et ma pidin koju pannkooke valmistama ja et ta tuleb hilja õhtul, tahab süüa, vaatan, sellepärast ma ei läinud. Ma ikkagi hea naine. Nii et kallis, ma olen väga hea naine. Lihtsalt palun tule koju neid sööma, palun. Varsti hakkad juba hallitama minema seal nurgas. Juua kogu aeg sulle süüa teha. Et jaa. Ma ei tea, kuidas ma selle tekstiga siia mõtlesin väga hästi. Aga see on meie siuke inside joke. Jaa, see on jah meie siuke nii-öelda. Okei, nüüd te teate Kupisisene nali siis. Jah, te teate ka siis. Ja nüüd te teate ka, et kes sul on? Kes sinu mees on? Ma ei tea. Mingi aeg oli Karl Killing, siis oli mingi aeg oli see Jaagup Tuiska. Jaagup Tuiska. Nüüd on enam sealt nagu väga polegi. seriaalist. Ei, ma ei saa just, Jonne võttis ta ära. Kelle? Pakk. Me vaatame seda 911 mingi seriaali ja seal on üks hästi ilus meesterahvas, kes on tuletõrjuja ja siis see meile mõlemale väga meeldib, aga see on ka minu mees. Mina ei tea. Oota, mina ütlesin enne. Aga mulle meeldib ka. Ma lihtsalt ei tule. Sa ei saa. Villem Trillem, kui sa peaksid kunagi seda podcasti vaatama ja sa peaks olema, kui sa oled oma naisest lahku läinud või tüdruksõbrast, siis siin on väga ilus kandidaat sulle. Just. See mõtleb ööd ja päevad sinust. See on küll natuke liialdus. No oli periood, kus oli küll nii. Jah. Selle vastu ei võeta, aga nüüd on vähemaks. Nüüd on vähemaks. See mul ei olegi kedagi. Peab vist uued kandidaadid välja. Jah. Ja mõt siuke. Ja. Mis ma seal kirja peal oskan öelda, ongi see, et hea, et sa rääkisid, kahju, et sõbrannad ei oska seda hinnata, võib-olla alati on ka tähtis see, kuidas me ütleme neid asju, et võib-olla äkki oleks pidanud rohkem nagu võib-olla hakkama tähelepanu rõhutama asjadele, mida see mees teeb, ehk siis nagu, et vaata, kas sa panid tähele, et ta tegi niimoodi, kas sulle meeldib see, et ta tegi niimoodi? Ja nagu hakata rohkem tähelepanu pöörama ta vigadele. Mitte koheselt, et ta on nii halb inimene, sest ta ei meeldi sulle. Võib-olla ära rõhutagi seda, et ta ei meeldi sulle, vaid võib-olla pigem ütle, ma ei ole päris kindel temas, et ta sulle õige on. Sest väga tihti, kui me ütleme seda, et ta ei meeldi mulle, siis me võtame selle arvamuse, et aga ta lihtsalt ju ei meeldi sulle ja sellepärast sa ei tahagi, et ta mu kõrval oleks. Ja võib-olla veel see ka, et ta nagu nii tahad temaga ise vaata olla, et siis sa lükkad mind kõrvale vaata, et saaksid ise olla. See on ikka päris crazy, et sul on nagu kõik 3 sõbrannad käisid selle tee läbi. See Fredi pidi siis väga ilus olema või ma ei tea, mis selle Fredi midagi nagu... pidi ta juures olema, et mis nagu tõmbas sel juhul. See ohtlikkus vaata, et vanem ja siis mida iganes ta kinkis või tõi nendele, et ma nagu saan aru, et iga noor tüdruk võiks võib-olla elu jooksul, mitte ma ei räägi 14 aastast, aga nagu võib-olla noor tüdruk mingi, ma ei tea, no täisealine siis ikkagi võiks kogeda võib-olla suhtlust nagu vanema meesterahva. Miks ma seda ütlen? Lihtsalt, et nad õpetavad väga palju sulle tegelikkuses. Nagu sa saad näha selle inimese maailmavaadet, kui ta on sust, ta on vanem, ta on elanud kauem. Ma ei räägi nüüd siin 60-aastas mees, ma mõtlen võib-olla mingi, et sa oled 18 ja ma ei tea, mees on 26 võib-olla, et midagi sellist. Mingi vanusevahe. Natuke, et teil on erinev vanusevahe, et ma ei mõtle ka seda, et te peate mingi olema full seksuaalses suhtes või midagi sellist, vaid lihtsalt kas või sõbrana. Nagu rääkima ja vaatama maailmavaateid ja võrdlema neid. Ja nad vahest aitavad väga palju võib-olla natuke avada siin nagu maailma osas, et võib-olla kui me oleme noored, siis me oleme naiivsed ja lollid ja teeme lolli otsused väga palju.
aga võib-olla ongi, võib-olla vanem inimene aitab sul rohkem, oskab nagu suunata sind, mida sa võiks teha ja näiteks kui sul ongi palju ideid elus, siis ta oskab ka sind aidata, et näiteks tee seda võib-olla, et see aitas teda. No mul oli ju kursakaaslased, ma käisin täiskasvanute koolis, kutsekoolis ja siis mul olid kõik kursakaaslased olid nagu minust vanemad ja tegelikult see periood, kus ma nagu koolis käisin aasta ja 6 kuud, ma sain nii palju uusi asju teada ja ma õppisin nii palju sellega ja ma nagu alguses mõtlesin küll, et issand jumal, et ma olin kõige noorem seal ja ma olin nagu otse gümnaasiumist tulnud ja siis mõtlesin, et issand jumal, kuidas ma nüüd tulin siia vaata, aga pärast nagu ma olin nii tänulik, et need inimesed mu kõrval on ja nagu lihtsalt suurepäraseid asju mulle õpetanud ja nagu täiesti teine nagu vaade asjadele ja nagu ongi, kui mul on mingi probleem, näiteks oligi tööalaselt, et ma tahtsin, ma ei tea, uut tööd kohta otsida midagi, siis ma küsisin neilt, sest ma teadsin, et neil on kogemust ja nad oskavad mulle öelda, et ma ei tea, näiteks ongi, et lähed sinna tööle, siis sul on vahepeal küsitakse, et mis sa tahaks palgaks, siis ma alati mõtlen, mida ma ütlen, vaata. Ja siis ma küsisingi neilt ja nagu ma sain oma vastuse ja nüüd ma iga kord ma tean, mis see vastus on ja ma lähen iga kord selle vastusega peale. Seega väga kasulik. Ka meil näiteks, kui meie käisime Pühajärvel esimest korda nüüd eelmine aasta, siis me läksime ka sinna minu poolt tuldud nii-öelda sõpradega siis või ühe kindla sõbraga, ta kutsus meid ja seal olid ka, meil olid noormehed, kes olid meist nagu tunduvalt vanemad, mitte nüüd ma ei räägi mingi 20 aastat pluss vanemad, vaid ikkagi ma arvan, mis me olime siis 19 jah, vist veel ja siis nad olid äkki 28 sinna, mõni oli natuke noorem ka, aga selles suhtes, et nad olid väga toredad ja nad õpetasid meile väga palju ja tõesti väga tore mälestus oli sellest või siiamaani on mälestus väga tore, et loodan, et äkki mingi päev uuesti jälle või millalgi uuesti siis, et jah, väga meeldiv mälestus ja väga palju uusi asju sai teada ja. Seega loo moraal on see, et leidke endale inimesed, kellega suhelda, kes on teist vanemad, aga see ei tähenda, et te peate 14-aastaselt minema suhtesse, kes on teist 20 aastat vanem. Jah, kindlasti mitte seda. Just, see oli meie loo moraal. Mina ütlen ka, et tead nagu üleüldiselt selle vanuse kohta, kui sa oled 14 või 16, siis tihti tulevadki need, et leiad mingi 22-aastase mehe. Ideaalis ära astu temaga seksuaalsesse suhtesse. Nagu mul ei olnud siukest probleemi 14 aastat. Minul ka mitte. Ma mängisin veel lukkudega siis. Ja kusjuures ma võin öelda, et ma vist 13-aastaselt vaatasin veel My Little Pony, nii et ma julgen öelda seda. Ma olin nagu hästi hilise arenguga. Ma ka. Hiline tärkaja just. Nagu mingi kevad või sügislill, mis on õitsema hakkab. Ma olin jah hilisem tärkaja, ütleme siis niimoodi, et ma ei olnud nagu kõige nutikam võib-olla või nagu ma olin, aga lihtsalt mul oli raske nagu enda seda tähelepanu viia mingisse kindlasse kohta, ütleme näiteks nagu õppida. Mul on ATH, sellest me räägime rohkem kunagi nendest punktidest, aga näiteks oligi üks, et ma ei suutnud kunagi keskenduda koolis, aga see ei tähenda, et ma olin loll, kuigi teistel juba jäi see mulje, sest ma olin nagu pea laiali otsas, aga samas mul oli asju, mida ma väga hästi oskasin koolis. Aga lihtsalt oligi see, et mingid tekstiülesanded, kus pidid sama fookus viima nagu kindlale asjale, oli täiesti võimatu. Et jah, siis ma räägin, et minu areng oli siis nagu võib-olla natuke hilisem. Mul oli ka, mul ei ole ATH-d. Ma lihtsalt vaatasin props 14-aastaselt ka My Little Pony ja mängisin nukkudega. Sa vaatad siiamaani Barbi multikaid vahepeal. Ma ei pidanud võib-olla seda ütlema, aga... Ja ei, teda võib-olla tõesti oleks pidanud mängima. Nüüd vist juba läks see sinna. No mis ma teha saan, multikad rahustavad mind. Üleüldiselt multikad. Ma vaatan kõiki multikaid. Ma ei saa ka öelda, et vahest kui laupäevati tuleb ikka mingi multikas, ma ei tea, autod või imelised või mingid sellist. Ma ikka vaatan, tore vahepeal lapsepõlve meenutada või mingi, ma ei tea, mis me käisime just seda tuhkatrinut vaatamas. Okei, fine, ja me oleme 21-aastaselt põhimõtteliselt, mina veel ei ole ja Bella ka veel ei ole, aga peaaegu. Loto on, aga selles suhtes, et lapsed kindla. Jah, just, et nagu, ma ei tea, ikka tore meenutada ja ma ei tea, tegelikult multikad on tored, et kuigi jah, see ei ole me vanusele vastav, aga mina ei tea. Ma süüdistan oma väikest venda, kui keegi küsib. Mul on 5-aastane väike vend, tema sunnib meid multikaid vaatama. Vahet olete ise kuskil teises miks tavaliselt su vend Barbi multikaid ei vaata siis? Ikka vaatab. Ikka vaatab, jah? Muidugi. Okei. Ikka vaatab.
ma ei tea, mul ei ole midagi, oota, tegelikult mul on vennalapsed, ma vaatan nendega. Just. Lotta, ma vaatan teiega. Lotta, see ei pidanud sinu vastus praegu olema. Okei. jah, ma ei tea, võib-olla me siis oleme lapsed veel, et me vaatame multikaid, ma ei tea. Meie ajal on väga head multikad, nagu praegu vaata, et praegused multikad ma ei vaataks, mis tulevad väga, aga et sellel ajal tõesti, minu arust on naljak. Aeg on nii naljakas, ma ei saa nagu, miks ma ei peaks seda vaatama? Just, kõik tuleb uuesti ära vaadata. Iga kord naerad, kus see siid on, seal ütleb, et iga nurga taga peitub vikerkaar. See on suht veel eluotoga või? Jaa, see on meil moto küll ja ma olen öelnud mitu korda, et ära vaata kõike nii negatiivselt, et iga nurga taga peitub vikerkaar. Ja kui ma väga otsin, siis mul tegelikult galeriis on see full nagu video ka, mis ma TikTokist vist leidsin, et see video on nagu, et siis saab saata vaata, et kui on nagu halb päev või midagi sellist, et siis... Või siis kui keegi, vaata siidist on ka tehtud see, kus ta joob seda merevett ja siis ta tõmbab nägu ülikrimpsu ja suke kokku kuivanud põhimõte. Siis ma alati oleme naerama üksteisele, näed, sa oled nagu see siid hetkel. Ma ei tea, Bella proovib mingit veini, mis on jõle apu ja siis ta teeb sukest nägu põhimõtteliselt jube õudne oli. Üks ühele. Ja, ma olengi täpselt sama nägu. Nii et jah. Oot, igatahes jah, jälle me läksime teemaga ülikõrvale, never mind. Aga see on meie tavapärane suhtlus ja me oleme kogu aeg, millest me rääkisime muidu? Seda on pidevalt. Või siis kui inimesed küsivad, et te nagu iga päev olete koos, et kas teil nagu jututeemas jätkub? No, me istume praegu siin ja räägime. Jah, no... Te aitate natuke kaasa selle, aga meil oleks ikka millestki rääkida muidu. Või mis tüks TikTokis veitsi, siis me läheme mingi TikToki ja siis me hakkame sellest rääkima. Jah, aga jätkame, me ei jõua muidu lihtsalt. Just. Ma ei öelnud seda praegu. Ma arvan, mu tänane leviit on tegelikult juba ammu täis. Ma oleks pead selle väikse hoiupõrse panema ja siis need sendid kukuvad sinna sisse vaata iga kord. Ja, aga igatahes järgmise kirja kirjutaja, meie enda tuttav, ma ei ütle nime, aga me tervitame sind. Aitäh, et sa meile kirjutasid, seda oli väga-väga tore näha. Me just olime poes sellel hetkel ja siis ma nägin, et see kirja tuli, ma nagu, oh my god, saad aru, et ta saatis just kirja, nii lahe, nii armas, et ta kuulab. Ja hüppasime rõõmust lakka. Ja põhimõtteliselt nii, et me väga ootame ka oma tuttavate kirju. Ja ma tean, et sa siin lõpus küll kirjutasid, et ma kõik ette ei loe, ma päris kõik ei loegi, aga ma selle osa siin kindlasti loen, et hei, alati on põnev kuulata teiste arvamusi ja nii ka teie omasid. Tagasisidena tahaksin öelda, et minu arust oli teine osa märgatavalt sujuvam kui esimene, aga eks ajaga ju tulebki see vilumus. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib, et te olete ausad. No näed. Peab olema. Peab olema aus. Ega me ei saa siin öelda, ma ei tea, ninnu-nännut, et ei, ütles halvasti, aga pole hullu. Ja, kuigi tegelikult tulemuseks oli see, et ma ei tea, ma läksin nuttes koju või ma ei tea, mida veel. Aga minu arust on järgmised kõik red flagid. Mis teie arvate ja kumba eelistate? Kui peaks valima vähem halvema. Ehk siis nüüd me teeme seda versus nii-öelda, et me on nagu üks ja teine, et kumb on siis vähem hullem, nagu ma aru saan, jah? Sain õigesti aru, et vähem hullem? Jah, väike ja väikesi ja vähem. Nii. Toksiliselt maskuliinne versus memmekas ebamaskuliinne. Ja ma ütlen kohe ära, me ei ole omavahel läbi arutanud neid, ehk siis meil võivad olla täiesti eriarvamused siin. Kõigepealt küsin, mida teie jaoks tähendab toksiliselt maskuliinne? Ma ei taha kumbagi valida. Ma ei taha väga nagu, kumbki ei ole väga hea variant. Ma vaatan, mis ChatGPT meile ütleb, mida tähendab toksiliselt maskuliinne. Õiget ongi mingi hästi nagu kontrolliv ja siis oma arvamust, ma ei tea, peale suruv, et... Ja samal ajal siuke musklis vend vaada. 8-packiga või? Just. 8-packiga. Jah. Veits nagu... Ma sain aru, et see peaks tähendama, et emotsioonide alla surumist, ehk siis usk, et päris mehed ei nuta. Või et agressiivsuse ja vägivalla ülistamist kui jõu ja võimu näitamist. Naiste ja vähemuste alavääristamist või neile kahjulike soorollide peale surumist. Tugevuse ja iseseisvuse ületähtsustamist. Viisil, mis takistab abi küsimist või haavatavust. No nüüd ma ei taha kindlalt kumbagi valida. Väga tead, mina arvan, et vähem halvem minu jaoks on siis memmekas.
jaa, sest et pärast seda on nagu see mingi peksukott ka seal kodus. ja ma nagu seda ei taha, et ma ei tea. kuigi see memmekas ei ole ka ikka üldse hea no ega siin ei olegi kumb hea, no nagu fakt on see, et ma ei taha kumbagi valida. ma saan aru, aga nagu kui mul peaks olema valik, siis ma vist valiks enne memmekas, sest ma vihkan seda, kui mees tuleb ja ütleb, mehed ju ei nuta ja et no põhimõtteliselt ütleb sulle ka, et mida sa ulud vaata või et ma ei tea, võta kokku ennast ja surubki oma seda mehelikkust sulle kohati ka peale, et ta on jõuline ja temal on võim ja see liigne domineerivus on halb. Muidugi ma ei ütle, et see memmekas versioon on nüüd hea, et nagu selles mõttes see memmekas on vastik sellepärast, et tihti see memmekas minu puhul tähendab nagu seda, et või noh, mina olen sellest aru saanud, et see tähendab seda, et suhtes oled sina, su mees ja su mehe ema. Ehk siis kolmekesti. Ja lõpuks, kui ta kellegi valib, seda valib ikka oma ema. Ja. Sa ei ole kõige tähtsam. Ja. Nii et tegelikult on see päris raske. Võt see esimene on väga raske. Kui ma seda nägin, siis ma ei suutnud otsustada, kumma ma valiksin. Jääme praegu memmeka juurde siis. Ma vist jään ka memmeka juurde, et ma pigem võtaks enne memmeka. See tuleb paika panna. Ja just. Aga point, kui sa hakkad seda toksiliselt maskuliine, siis on suurem tõenäosus, et sa saad peksa. Jam. See memmekas tundub. Ise siis võib-olla. Ise too ära. Kas sa jätad oma ema üks kord, kas sa saad aru, et ta ei pea sulle kogu aeg ütlema, mis on õige ja vale? Ega su ema sind ei piitsuta. Jah. Et leia oma munad üles rask küll nagu. Pigem memmekas. Aga järgmiseks. Geimer versus pole ühtegi hobi. Pole ühtegi hobi. Ma arvan ka, et ma võtaks pole ühtegi hobi, sest ma tunnen, et ma ilmselt suudaks talle ikkagi mingi hobi peale suruda. Ma mõtlesin täpselt sama, et nagu valitselt võtta kaasa. Ja ma mõtlengi, et ta on ilmselt lihtsam nagu võtta kaasa, et kallis, täna me lähme joogasse, kallis, täna me lähme tantsima, kallis, täna me lähme shoppama. See on ka hobi. Ja. Just. Sinu rahakotiga. Vaata, kuidas su ema ütles, et reisile tulles vaata, ta tuleb kaasa ja siis ongi nagu rahakott. Ja mu ema ütles täna, et kui me shoppama lähme, siis ta pigem on nagu rahakott kaasas, mitte nagu kui tugi kaasas. Yeah. Ma ütlesin, et selles mõttes õige küll, aga nagu eks moraalne tugi ikka natuke ütled, et kas mulle sobib see või mitte vaata. Ja, aga samas, kuidas on nagu arvuti taga nagu mängu mängib. Ja meil täna meie see üks sõber, see, kes see vanem on, täna nägime ka teda ja siis ta ütles just, et ma tõin talle selle näite, et geimer versus pole ühtegi hobi ja siis ta ütles, et hullem oleks ka geimer, sellepärast, et mõtle, teil sünnib laps ja siis see poiss ütleb ja see mees ütleb, et kallis, ma ei saa praegu võtta teda, mul on pela pooleli hetkel. Ja mul läheb siuke tund pool veel, et saad sa nii kaua hoida ka või? Väga aus. Et see oleks pigem hullem. Et nii, et ma valiks, et pole ühtegi hobi. Te vist valiks ka? No hetkel on. Nii, siin on siis gaslighting versus love bombing. Me toome siis välja ka, mis enam-vähem tähendab, vähem me oleme ChatGPT-st selle võtnud, ehk siis me ei tea kindlalt, kas see on õige, aga nagu ma ütlesin, me ei tea ka kõiki neid slänge, siis pigem vaatame, mis see ütleb meile. Gaslighting on siis, et teie mälestuste kahtluste alla seadmine. Näiteks sa ütlesid eile, et sa tuleb mulle järgi kell 18. Gaslighter ütleb siis, ma ei öelnud kunagi midagi sellist, sa kujutad seda endale ette. Et see ongi see, et sa kogu aeg lükkad ümber. Surub sinu asju alla. Ja. Ja siis näiteks teine tunnete ja reaktsioonide pisendamine. Sina ütled siis, see, mida sa ütlesid, tegi mulle haiget. Gaslighter ütleb sulle, sa oled lihtsalt liiga tundlik, sa reageerid alati üle. Kuigi tegelikult võib-olla see inimene päriselt tundis ennast nii, vaata. Ja siis love bombing, olete kohtunud vaid paar korda, kui teine inimene juba räägib teile, kui väga ta teid armastab, kui erilised te olete ja et te pole kunagi kedagi teistsugust kohanud. Ta saadab pidevalt sõnumeid, helistab ööpäeva ringselt ja tahab teiega igal hetkel koos olla. Kohtusite alles hiljuti, kui ta toob teile iga päev lilli, ehteid või muud kalleid kingitusi. Ta teeb suuri žeste, nagu näiteks üllatusreisid või lubab teie elu täielikult paremaks muuta, isegi kui te pole seda palunud. Nende näidete järgi ma ütleks, et vist see teine Love-bombing. Ma võtaks ka lava. Ma ei tea, Lilli mulle meeldib saada nagu. Väga tore, kui keegi nagu toob see gaslighting on see ju, et sorry, ma segasin vahele.
gaslighting on see ju, et ta nagu on pikemas perspektiivis, vaata. Ehk siis nagu sealt ära tulemine on minust nagu palju raskem kui see, et see love bombing ongi see, et ta nagu tekib, et tekib suht kohe hästi kiiresti. Ehk siis sul on võimalus sealt nagu ära astuda kõrvale, vaata. Ja võib-olla öeldagi, et ei, ma lähen minema, vaata. Et sul endale võib-olla lihtsam ära minna. Vähemalt minu loogika põhjalt. Ja gaslightimise puhul ma ütleks, et ta lihtsalt surub su nagu enesehinnagu nii alla, et sealt pärast nagu nii-öelda sealt nagu välja tulla ja pärast nagu iseseisvalt elada on nagu päris pikk protsess, et sa nagu paraneksid sellest. Mul oleks võib-olla õige aeg rääkida siin oma kogemus nii-öelda love bombinguga. Ehk siis ongi siis nii-öelda meesterahvaga, kes üritas mind saada läbi kingituste siis. Ma ei mäleta, vana ma olin sellel hetkel, aga ma vist olin veel alaealine siis veel. Või olnud või? Igatahes kusagil seal 17-18. Yeah. Ja oli siis üks noormees, kes siis selles mõttes ta nägi kõik, ta oli nagu sportlase kehaga ja tegelikult vinks-vonks enam-vähem. Kuigi ma ütlen, et otseselt oleks olnud väga minu maitse. Päris mitte. Aga tollel ajal ma tundsin puudust nagu inimesest, kellega kirjutada ja siis üks hetk ta kirjutas mulle Instagrami. Ja järgmine, et me juba suhtlesime Messengeris, hakkasime suhtlema ja kuidagi nagu meie omavaheline suhtlus oli nagu väga okei, saime hästi läbi ja nagu ma ütlesin ka esimeses episoodis, siis ma olen kiire armuja. Mina armusin esimesena ära tegelikult selles suhtes, et ma ei saa päris öelda, võib-olla armusin ära, kui mul esimesena tekkisid mingil määral tunded või huvi siis rohkem ja ma tahtsingi taga välja minna ja me käisime ujuma ja värki-särki ja ma mäletan, mina tahtsin talt esimesena mussi saada või nagu ma üritasin talt seda kätte saada. Aga kahjuks mingi hetk kui ma olin talt enam-vähem saanud nagu mingid asjad kätte, mida ma ootasin, ma ei mõtle mingit full seksi või ma ei tea mida, seda mitte, aga nagu olin tutvunud temaga rohkem, siis ma sain aru lihtsalt, et ta ei ole minu inimene, mitte midagi pahaga. Et ma ei tea, et oleks halb inimene, mitte seda, aga lihtsalt ta oli ka selline, kes iga kord, kui me põhimõtteliselt nägime, ta tõi mulle kingitusi, suured mingid roosidest mõmmi ja siis kommikarpe ja ehteid ja küll me läksime siis kuskile iglusse sinna, pani meile full mingi ülikalli iglu kinni ja tegi nagu toredaid üllatusi, üllatused on väga toredad, kuigi ma olen inimene, kes väga ei armasta üllatusi, sest ma olen ise üllatuste tegija pigem ja mulle ei meeldi, kui ma ei tea, mis üllatus tuleb ja ma tihti arvan ära üllatuse, mida Bella vihkab. Ma vihkan seda südamest. Pärast on väga raske, mul on võimatu üllatust teha, ütleme niimoodi. Nii et isegi kui sa jõuad nagu väga lähedale, siis ta suudab seda välja. Ja see juhtub täiesti automaatselt, aga nagu igatahes ja jätkame. Ja ta tõesti nagu oli südamelt hea poiss, aga mingi aeg ma tundsin, et ta nagu üritab mind kinni hoida, kui ma lõpuks talle ütlesin, et tead, et ma ikkagi tunne, et meie vahel oleks päris see või hetkel ei ole see õige aeg. Ma vist ütlesingi talle, et see ei tähenda seda, et sa oled võib-olla vale poiss mulle, aga praegu ei ole õige aeg. Mina ei ole valmis suhteks, tema tahtis suhet. Mina ei tahtnud suhet. Ja ma ei olnud valmis selleks. Ehk siis lõpuks see asi muutus nii inetuks, et ta ema hakkas mulle kirjutama, miks ma ta pojale nii teen. See oli minust kõige crazy asi selle juures, kui ma kuulsin seda, ma ei nagu, mida? Saad sa palun korrata seda? Reaalselt ta ema kirjutas mulle ja sõimas mu näo täis, et ma ta pojale nii teen ja süüdistas, et ma käin ta poega jälitamas ja mitte, et reaalselt ta poeg käis mul kodus ja varastas mult ära vana Tallinna, mille ta tõi mu isale, kui ta mu vanematega kohtus. Ja issad, kui hirmus pärast seda ja nad full käisid ja jälgisid meid maja ees, minu maja juures nagu. Ehk siis ja ma ei tea, ja kui ma selle poisile ütlesin, et kas sa saad aru, ma tunnen, et me vahel ei ole nagu rohkem hetkel midagi sellist nagu romantilist, mida ma tahaksin hoida, et pigem ma tahaks hoida me vahel sõprussuhet. Ja mis on tegelikult väga nagu õige käitumine sinu poolt, et sa nagu... Ma ei tähenda seda, et kui ma ütlen sulle ei, et ma tahan, et see asi saaks nagu läbi täiesti. Ei, jääme sõpradeks, aga kuna tema armus täiesti ära ja ma olen ka süüdi selles osas, et ma suutsin või jäitsin tal algselt mulje, sest ma ise ka algselt tundsin, et ma olen valmis ja ma tunnen, et tema oleks mulle see inimene ja et ma olen mingil määral võib-olla siis armunud. Ma olen süüdi selle, siis ma tunnistan.
aga ma ei saa midagi teha mul, et kas need tunded mul kadusid ära või ma sain ikkagi aru, et ma ei ole valmis või ta ei ole mu õige inimene. Ma ei saanud midagi teha, aga ma tundsin, et ma ei jõua seda enam nagu hoida enda sees, et ma teen talle veel rohkem haiget, kui ma ei räägi sellest. Ja siis, kui ma ütlesin talle seda, siis tema lahenduseks oli see, et kui ma tal autos istusin, siis ta viis mind oma vanemate juurde. Ja ma olin nagu, et ei, et kas sa saad aru, ma ei taha päriselt siduda siin või ennast sinu vanematega. Et nagu, kuidas sa tutvustad mind seal, et ma olen su sõber või ma teadsin, et ta juba kasutab seda ära, et äkki siis mul on veel raskem lahti lasta. Ja see oli nii vale, aga ma ei suutnud tal selgeks teha, et ma ei taha. Ma päriselt ei taha. No ja siis me lõpuks sõitsimegi ta vanemate juurde, ma ütlesin, et tead, et niisama ma ei tule nagu, et palun lähme käime kas või poest läbi, ma võtan su vanematele midagi. Emale vist võtsin šokolaadi ja isale vist mingi alkoholi või midagi selle eest, et ma ei lähe paljaste kätega vähemalt sinna. Ja siis ta vanemad kõik olid tegelikult väga toredad, tal on väga tore pere oli, tal on väga tore õde, väga armas õelaps oli. Ja siis ma kuulsin lauseid, et ma ei tea, et küll ta õelaps ei saa nagu kellegi ta pigem, tal on nagu võõrastamisperiood oli sellel ajal, aga mind ta ei võõrastanud. Ja siis sa kuuled neid lauseid, et no näed, et sa oled see õige, vaata, et sind ta ju ei karda, et järelikult juba on märk, vaata, et sa sobid siia perre. Ma teadsin, et see on nii vale, aga ma ei suutnud talle selgeks teha, kas sa saad aru, et see ei ole õige, et sa mind siia tood. Ja küll ma sain ta teise aega hästi läbi, ma ei tea, mängisime kaarte, särki, väga naljakas, oli väga tore ja endiselt tal on tore pere, ma ei ütle, mul ei ole ta pere vastu midagi, aga minu jaoks oli see vale, et ta ema hakkas mulle kirjutama, sest ma ütlen ausalt, su poeg polnud sellest nagu, ta ei olnud ainukesena nagu, kuidas ma ütlen, puhas, ka tema tegi valesti. Ta tegi väga palju asju valesti. Ta ei olnud see inglike seal. Jaa, ma ei ütle, ma tegin õigesti. Ei teinud, aga ei teinud ka tema. Aga see, et ta ema hakkas mulle kirjutama ja mind süüdistama, et ma eemal hoiaks. Sorry, ma nimetan seda poissi siis, ma ei tea, Madiseks. Sorry, aga Madis oli see, kes üritas muga kogu aeg pidevalt suhtlust hoida, kes kirjutas mulle, kes kutsus, tule sinna, teeme seda, palun räägi muga, ma tahan suga kokku saada, räägime ikka veel asjad, ma ei suuda sust lahti lasta, kas sa saad aru, et sa oled mulle liiga oluline. Aga ta ema ei suutnud seda mõista ja ma saingi lihtsalt nagu, ma jäin seda tule laviini alla lihtsalt. Ja, et sa oled see ainusüütlane. Ja, mina olen ainuke paha. Et nagu, aga ma ei olnud. Jah, võib-olla ma armusin esimesena ja jätsin mulje, aga kui ma ütlen sulle, kallis inimene, et see on nüüd läbi ja see ei ole enam see, siis oleks pidanud see poiss tagasi tõmbuma. Mitte hakkama käituma nagu väga toksiliselt ja nõmedalt. Ja nii-öelda ennast peale suruvast, et võib-olla nagu, kui te oleksitegi sõbraks jäänud, vaata, et siis ta ei oleks nii-öelda täielikult sind ju kaotanud. Jaa, me oleks juba tänaseni sõbrad, aga lihtsalt see käitumine kuidagi oli nii nõme ja vastik ja no tal oli see ka, et nagu oligi, et ta proovis sind ära osta nende kingituste ja lillede ja asjadega, mis selle nagu love-bombingu siia praegu sisse toob. Ja just, et ma rääkisin talle, meil esimene vist date oli, siis ma rääkisin talle, et ma tahan kunagi saada seksikoolitajaks. No nüüd mõtled, mida hullu, et täitsa soe pääst. Ja võib-olla, aga mul alati on soov inimesi koolitada mingites teatud valdkondades. Ma lihtsalt olen väga jutukes inimene ja ma tahan kedagi koolitada. Ja mitte, et ma nüüd räigelt, ma ei tea, armastan seksi või midagi sellist, vaid pigem lihtsalt see tundub huvitav nagu eriala, mida teistel õpetada. Tegelikult meie koolisüsteemides puudub täielikult seksuaalõpetus või ütlemegi seksiõpetus ja ma mõtlesin, et ma sobin sinna hästi seda õpetama. Ja ma ütlesin talle sellele Madisele, et ma tahan ükspäev minna väga Epp Kärsini koolitusele, aga see on väga kallis, et ma praegu nagu ei hakka selle peale ise raha kulutama, ma ei teinud tollal tööd ka. Ja siis ta kinkis mulle selle, aga ta kinkis mulle selle siis, kui me vahel oli põhimõtteliselt kõik läbi ja ta ütles, et see on viimane kingitus sulle. Ja küll ta saatis mulle naistepäeva kingitusi. Mingi 100 roosi. 100 roosi vist saatis mulle, kuigi me olime juba nagu, ma ütlesin talle, palun Madis, hoia eemale must reaalselt, et see ei ole enam, me ei saa isegi sõbrad olla suga enam, et see ei ole normaalne. Kogu aeg kas käiski, ma ei tea, jälitamine või sõnumitega mingi ahistamine sõna otseses mõttes või siis Madise ema kirjutas mulle teistpidi ahistamine. Ma lõpuks pidin laskma oma emal ka kirjutada, et kuule, võta auku, kas sa saad aru, et su tütart juba nagu kiusatakse, vaata. Siis mu ema kirjutas tema emana, kuule, et lõpeta kui ära siuke asi. Et see ei ole normaalne, et ei ole siin, et Jonne on ainult süüdi.
ja seal loos on veel väga palju asju, et siin võib-olla tundub praegu, et see poiss võib-olla ei ole nii süüdi ega mitte, siis siin on veel palju asju, aga ma ei jõua sellest hetkel nii palju rääkida. Ma pean natuke seda meenutama, kas seda lugu, sest see lugu on jäänud juba sinna suht kaugusesse just. Aga jah, selles mõttes ta kinkiski ma Epkersoni koolituse ja ütleski, et ma loodan, et sul siis saad oma unistuse täita. Ja ma täitsingi, ma käisin ära, see väga äge. Lasime sõbrannadel ka, ütlesin, oska teie ka, et lähme vaata. Käisimegi koos. Thanks sinu peal ma seda kasutasin kellegi teise peal seda koolitust. Üliäge asi. Aitäh. Selles osas ma olen mega tänulik. Aga ma arvan, et ma olen kindel, et sa ei oleks pidanud seda tegema. Et tõesti, rõhun selle, kingitustega sa ei saa osta ära kõiki inimesi ja kõiki tüdrukuid. Raha ei osta kõike. Jah, võib-olla me mingis episoodis ütlesime, et rahaga saab kõike osta, siis võib-olla nüüd me lükkame ümber, et rahaga ei saa kõike osta. Et jah, igat inimest ei saa. Just. Kindlasti oleks olnud, et jah. Oleks olnud kedagi, keda ta oleks saanud ära osta. Ja kindlasti on inimesi, keda saab reaalselt rahaga ära osta, aga selles olukorras mind mitte. Et ja mul on kahju, et me ei suutnud nagu sõbraks jääda. Ta mingi aeg helistas mulle, kui ma tööl olin. Ma teadsin, ma tundsin ta numbri ära ja siis ma ütlesin, mida sa tahad, Madis, vaata. Ja siis ta ütles, ma tegelikult tahtsin niisama sulle helistada, küsida, kuidas sul läheb. Ja ma olin nagu üliüllatav. Mul tegelikult oli hea meel. Mul oli tore ta häält kuulda ja et kuulda, et tal läheb hästi ja ta helistas. Väga tore oli see. Et mul oli hea meel, et tal ongi kõik nüüd korras ja ta on oma valust ilmselt üle saanud ja et tal läheb hästi. Ja nüüd ta on meie paralleelklassiga väga suures suhtes, ütleme nii. Ja ma tean, miks ma olin sellele inimesele vajalik. Ma arvan, vähemalt ma tahaks uskuda, et kui mind ei oleks olnud, ta ei oleks Madisega kohtunud meie paralleelklassiga siis. Jah. Et ta ei oleks taga kohtunud. Olid üksteisele loodud. Ehk siis mina arvan, et ma olin Madisele vajalik selleks, et ma päriselt viiks ta inimesega kokku, kes on temale see õige. Me tihti, nagu ma ütlesin, inimesed on elu etappideks ja selleks, et kas viia meid kellegi teise juurde või siis aidata meid või meil õpetada või mida iganes. Et nii see on. Nagu ringlus. Jah, täiesti. Aga ma loodan, et ta läheb hästi ja on õppinud enda vigadest ja ma olen enda vigadest õppinud. Aga ehk siis jah, lavabombing oligi siis see, et ta üritas mind ära osta pidevalt kinkidega. Ja see oli nagu põhiline asi, mida ta nagu tegi. Võib-olla lihtsalt tema arvas enda jaoks, et ta on võib-olla väga hea kasvatusega selles osas, et ongi võib-olla, et naist tuleb hästi kohelda. Võib-olla tõesti, aga minu jaoks see kujunes juba pigem selliseks, et mulle tundub, et sa üritad meid ära osta. Et kui ma sulle kingin need asjad, mis sa tahad, siis sa tuleb mu juurde tagasi ja siis sa tahad mind, aga see ei ole nii. Minu puhul mitte. Aga ma arvan jah, ma pigem valiks ikkagi selle lavabombingu. Jah, ma valiks ikka. Ja, sest ikkagi see nagu see manipuleerivus ja see, et sa surud teist alla, see ei ole parem. Lõpuks, no kui sa kohe aru ei saa sellest, siis ta on nii manipuleeriv ja nagu pigemas perspektiivis teeb sulle väga palju haiget. Jah. Ja need tagajärjed pärast, mis sealt tulevad, on omajagu peavalu. Jah. Nii, aga lähme edasi. Ei salli su sõpru versus tal pole ühtegi sõpra. Pole ühtegi sõpra. Jaa, kindlasti ma olin ka pole ühtegi sõpra. Ma ei talu inimesi, kes ütlevad mulle, nad ei salli mu sõpru. Ja nagu sorry, aga... Ta ei ole see õige, ta ei ole nagu... Ei nagu reaalselt, päriselt nagu... Ma leian talle sõbrad. Jaa. Pole probleemi. Sõida kukele, kui sa ütled nagu, et sa ei talu mu sõpru või mul on mingi loll sõbranna või et vaata, kui nõme sõbranna on. Kuule nagu tont nagu reaalselt, mida sa ütlemad oled, kes sa oled ja sa tuled ütled minu sõbranna kohta niimoodi. Sa ütled mu kõige kallima aarde kohta või sa näiteks ka vanemate kohta, mida iganes keegi ütleb halvasti. Ei, nagu, kes sa oled? Et sa tuled ja ütled nii nagu... või et sa ei salli mu sõpru. No sorry, aga siis meil ei ole ühiseid huvis. Sest näiteks minu unistus on see, et me üks päev, kui meil kõigil on mehed, siis me lähme kõik koos, ma ei tea, spaasse või reisile ja meie mehed saavad omavahel väga hästi läbi, meie saame hästi läbi. Et see on nagu see unistus, mille poole me ka püüdleme, et me kunagi leiame endale päriselt kaaslased ja nemad saavad ka omavahel hästi läbi. See on see ideaal. Oleks tore küll, jah. Jaa, oleks küll, jah. Meil oleks vaja neid 3 sõpra. Jaa, nii et 3 sõpra, näiteks Villem Trille, Nublu või siis Kargiling või mida, mis sul on, sulle me peame uue otsima ilmselt. Me leiame. Siis te võite meile kirjutada. Siin on 3 naisterahvast, kes otsivad. Gmail on ütle välja. @gmail.com
nii et ja, või kui sina 3 sõpra seal praegu kuulate, siis võite meile kirjutada, võite meid date'ile kutsuda, me tuleme 3-kesti. Palun kutsuge meid reaalselt date'ile, nii me reaalselt saame 3-kesti. see on see triple date. Ja, me saame reaalselt 3-kesti tulla date'ile. Ja siis üks mees on vastas. jah, istume nagu. Palun nii, et 3 meest oleks ka vastas, mitte üks mees. Ma mõtlesin ikka nagu, et nagu need üksikud laua taga veits väike vahe on sees. Ikka istume ühise laua taga. Ma mõtlesin, et vahetame meest vahepeal või, et nii kui me ringi ratast. Selline sobib ja siis kõigile 3-le see üks ja sama. Võib küll Mul on see juhtuda. meie puhul nii tavaline. Ja me alati valime ühe ja sama, kahjuks nii see juhtub. Jah. Nii. Kade versus kontrolliv. Kade. Kade. Valiksid sa Valin või? kade. Ma ei salli seda kontrollivust. Ma vist valiksin kontrollivuse. Oota, ma kaalun natukene. Kaalud. Kaalud jah, tead küll kaalud, nii et ta kaalub praegu. Mina vist valiks jah kontrollivuse. No, Mis teie argumendid on, siis ma valin. No minul on sellepärast, et mulle ei meeldi, kui inimesed on kadedad, nad nagu tõmbavad sind igas asjas alla sees. No põhimõtteliselt nagu meie vahepeal Bella, sa oled see peldiku Bella, kui sa sinna tööle lähed, vaata. Kaida. Või et ongi, et ei, sulle ei sobiks see töö või ma ei tea, et sa ei ole piisav selleks, kuigi tegelikult on ise lihtsalt kade. Aga kontrolliv on see, et ongi, et kallis, kus sa lähed, vaata, miks sa nii riides oled ja kellega sa oled. Ma pigem ikkagi, mina tahan tunda seda, et mu mees on nagu, ta küsib, vaata, jah, muidugi liigselt ei tohiks, aga mitte pärl. No nüüd ma ei taha kumbagi. Ja ma ikka valin kadeduse. Vist võta kontrolliva. Mul see kontrollivus ikka ei istu. Mulle ei meeldi, kui keegi hakkab mind kontrollima. Siis ma olen nagu mingi ole vait, kes sul lubas rääkida. Vaata, mul on see, mina olen inimene, kes vajab tähelepanu, ehk siis minu jaoks see kontrollivus sobib rohkem. Ja, mul mind väga on siuke, mis see sinu asi on, kuhu ma lähen. Jah, no mina olen just jälle siuke, ma tahan, et ta küsiks, kus ma lähen. Ja, aga see on okei. Ma arvan, et see on väga normaalne. See on kõige parem nendest valikutest. Mis tundub. Nii, järgmisena. Emotsionaalselt ebaküps või siis nagu ebaintelligentne versus ei austa sind ja sinu piire. Ma arvan, mina valiksin selle, et pigem siis emotsionaalselt ebaküps, kui see, et ta ei austa sind ega su piire. Kui sa ütled talle, et no näiteks toome väga julma näite. Kui ma ütlen, kallis, ma ei taha täna sinuga midagi teha või nagu näiteks mees tahab, no toome jälle seksimise näiteks teemaks, et tahab suga seksida. Aga sa ütled talle, et ma ei taha ja ta võtab näiteks sind sunniviisiliselt juba, siis tegelikult ta ei austa su piire, ta üldse austa sind ega su piire ega ka nagu, mida sa oled talle öelnud oled nii-öelda. Ma pigem ikkagi võtaks siis, et ta on ebaküps. Ma saan ise õpetada teda sees. See on samas, et hobis ei ole, vaata, et ma leian talle hobi. Ma voolin ise ta selliseks, nagu ma tahan. Okei, ja ma valin ka sama siis. See on aus tegelikult, hea point. Okei, nii. Aga siis green flagid näiteks. Eks neid on igasuguseid, aga omast kogemusest on just need väga olulised. Sarnane maailmavaade ja põhimõtted. Öeldakse küll, et vastandid tõmbuvad ja tõmbuvadki, aga pikas perspektiivis on raske olla kellegagi, kes lõpuks sind ei toeta, sest tema jaoks pole samad asjad olulised, mis sinu jaoks. Inimese maailmavaateid naljalt ei muuda, isegi kui väga tahad. Sellega ma ka väga nõustun. See on väga... Üks suurimaid probleeme on ka see, et kui inimesed omavahel ei klapi, on sellepärast, et nende maailmavaated on erinevad. Sa ei saa muuta neid niimoodi. Ja siis pikka pidu pole. Just. Et jah, päris nii kergelt sa ei muuda seda. Ja tegelikult on ka nagu aus, et öeldakse küll, et vastandid tõmbuvad, aga ongi see, et ega see kaua ei kesta. Mingi hetk hakkab see ikka väga häirima. Teil ikka peaks olema mingid sarnased. Välja lööma. Ongi see, oleneb kõigest sellest, kuidas siin kasvatatakse. Kuidas sa kasvanud oled. Seda muidugi. Mis lihtsalt vaated on su peres. Siis näiteks emotsionaalne intelligents. Siia alla läheb tegelikult väga palju asju, usaldus, mõistmine, suhtlus ja nii edasi. Jah, absoluutselt. Selles, nagu kui sa ei suuda oma kaaslast usaldada või su kaaslane ei mõista sind, siis on ju raske nagu taga suhtes olla. Sest te räägite üksteisel kogu aeg vastu. Kogu aeg tülitsete. Jah, et kindlasti. Ja armastab sind sinu pärast.
minu arust see on kõige tähtsam. ja just, ta armastab sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Just. Ma ei tea. Aitäh Bella selle juste eest. Te ei kuulnud seda. Ma ei tea, aga aitäh sulle kirja eest. Väga tore oli, mulle väga meeldis see versus värk, et see oli põnev. Teil on tegelikult paar tükki ise teeme ka veel välja, mis oleks põnev tuua siia, ehk siis me toome kiirelt paar red flag'i veel. Näiteks partner valetab pidevalt versus partner manipuleerib ja paneb sind end süüdi tundma. Valetab. Aga nüüd peame hullema valima. Hullema või? Manipuleerib. ja vist võtaks ka selle. Jah. Ma juba mõtlesin valetab nii. Just see, et ta paneb sind süüdi tundma, sest kui ta valetab, ma ei tea sellest ju. See on väga hea. Jah, alguses ei tea, mingi hetk tuleb välja, aga siis on nagu, et okei, vaata. Ma räägingi see, et paneb sind süüdi tundma. Ma räägin, ta läheb ja petab ja siis ta tuleb koju ja ütleb sulle, et sina oled hoopis süüdi. Et ta pettis. No vot, ehk siis nagu... Selles ma süüdi olin. Jaa, nagu... Magasin ise temaga või? Jaa, ei reaalselt, nagu siuke mulje läheb. Käisid korra ära, jah? Nii et, jep. Järgmine. Sõber levitab sinu saladusi versus sõber kasutab sind ainult siis, kui tal on midagi vaja. Saladusi ilmselt, kui levitab. Ikkagi, kui sa ikka räägid talle midagi väga olulist ja ta läheb, ütleb, et ma ei tea. Sa usaldad nagu see informatsiooni talle ja siis ta läheb lihtsalt kuhugi laia maailma seda nagu... Jaa, absoluutselt. Ja. No muidugi see teine versioon on ka halb, aga nagu... Võib-olla ta iga päev ei kasuta. Jah. Ja võib-olla saad ise ka tänu sellele paremaks inimeseks, et kui ta sind kasutab, õpid iga päev ise ka uusi asju ja mina ei tea. Ma ütlen kasutamine ikkagi. Ütled või? Jaa. Nagu, et jah, eks sa räägi, siis nad tulevad niikuinii väljaks. Seda küll, aga ma ikkagi mõtlen, kui ma ikkagi äkki petan oma mees, siis ma ei taha, et ta läheks ja räägiks sellest mu mehele. Sa tahad ikkagi ise rääkida. Jah, ma tahaks ise äkki rääkida. Mine räägi, siis vähemalt ma tean, et ma ise ei räägi. Jaa, see on kindlasti väga hea variant. Mulle ei meeldi kumbki variant. Aga ma ikkagi valin seda teise. Jah. Ma jään oma valikus kindlaks. Nii. Kolleeg võtab au sinu töö eest versus kolleeg loob töö juures pidevalt raamat. Aga kas ma siin ei ole öeldud, mis raamat? Mina valiks selle, et võtab au sinu töö eest. Minu arust on sulle. Ma valin ka selle. Põnev vahest. Minu arust see toob nii palju särtsu tööellu juurde. Actionit veits. Mul ei ole muidu millestki rääkida, kui ma koju lähen. Kuidas su tööpäev läks? Põnev on minna koju ja öelda, et nagu sõbrannadel, tead, mis täna juhtus või? Ja siis on nagu, kuule, oota, ma istun mugavas. Ja tema ütles seda ja saad aru või? Ta ütles minu kohta niimoodi. On ikka piip. Ja siis veel, meil on veel see ka ju, et me nagu juba nii palju räägime, et siis meil on nagu enam-vähem juba nagu nägud, nimed enam-vähem koos vaata, kellest kes räägib. Ja siis on juba see, et tema või? Ta ütles niimoodi või? Jaa. Actionit on vaja. Absoluutselt. Pereliige alandab sind teiste ees versus pereliige ignoreerib sind täielikult. Alandab vist ka ja ma nõustun. Nõme ju, kui su enda pereliige, ma ei tea, isa või ema hakkab sind alandama teiste sugulaste ees või inimeste ees. Issand, ma mõtlesin täiesti teistviti, ma korraks olin nagu, et miks te selle nagu leebemaks võtate, et ma küll ei taha, et keegi meid alandaks nagu teiste ees. Luilaks. Korraks oli nagu, et vaata, siis ma sain aru, kui sa ütlesid vaata selle, et see on nagu hullem. Nagu, ja nõustu teiega ei taha küll, et keegi alandaks. Nii, järgmine. Partner on liigselt armukade ja kontrolliv versus partner on emotsionaalselt eemal ja külm. Ma pigem valiks vist kontrolliv ja armukade, sellepärast, et kui ta on eemal ja küll, miks me üldse koos oleme siis? See on hea point tegelikult. Kas olla siis enda, mis siis seal eemal ja külm? Võib-olla, kui ma vajan megalt oma aega, siis on hea võib-olla, kui ta eemal on, et õhtul võib-olla saame korra kokku, teeme musu ja värki, aga rohkem midagi. Aga nagu, kui ma ikkagi tahan pereelu, siis ma ja ikkagi vajan meest, siis pigem valin, et ta on siis armukade, sest ma olen ise ka armukade inimene. Ja ma tean, et ma ei ole lihtsalt meelega armukade, vaid ma hoolin sust ja sellepärast ma olen armukade, ma ei taha sind kaotada ju. Oota, me pidime valima hullema ju. Mis ma ütlesin siis? Sa algu ütlesid, et see on nagu hullem ja siis see läks, et... Minu jaoks on hullem see, kui partner ignoreerib. Okei, ma valin see teise. Et armukade või? Jaa. Mina valin selle, et on külm ja mina valin see, et kui mees on külm ja eemale hoida, no ma räägin, mis ma teen taga siis. See pole ju suhe ju siis, ma võin siis kumminukuga ka rääkida ju. See annab mulle ka rohkem vastuseid. See on küll nagu võts. Täiega vastu rääkimine praegu, ma ei pidi midagi aru. Oota, aga mis teil siis on? Oota, loe ette korra uuesti. Nii.
partner on liigselt armukade ja kontrolliv versus partner on emotsionaalselt eemal ja külm ja meil on praegu red flag'id ehk siis punased lipud. mis on hullem? Esimene. Esimene on sinu jaoks. Jah. Mulle ei meeldi see kontrollivus endiselt. Tal on mingi värk sellega. Mulle ei meeldi, kui keegi mind kontrollib. ma võtan ka külma selle. No ma räägin, Ta minu ikkagi- arust vibraatoriga võib ka siis suhtes olla ju. Ülemus seab ebareaalsed ootused ja nõuab liiga palju versus ülemus ei tunnusta kunagi sinu tööd. Hullem on see, et ei tunnusta minu arust. Nagu ootused on head, siis sa ise ka pingutad ja just sa arened pingutad ja kui sa selle ületad, sa oled ise väga uhke. Minu ootused. Well. Ja ma lihtsalt, ma olen siuke inimene, mulle ei meeldi, kui keegi ütleb mulle, mida teha. Eriti veel, kui ta on nagu must nagu kõrgemal ja siis ta arvab, et ta saab mind nagu tõmmata ja tirida. Mulle ei meeldi see käitumine. Ehk siis minu poolest ütle või ära tunnusta mind. Ma olen harjunud sellega, aga ära ütle mulle, mida teha. Ma ikkagi tahaks tunnustust. Ja ma olen väga suur tunnustusotsija, ma nagu vajan väga seda, muidu ma ei tee lihtsalt. Ma ei näe pointi vaeva näha siis, kui sa ei tunnusta mind. Nüüd ja mul on see, mind tuleb osata tunnustada ka. Kui see, et sa ütled mulle lihtsalt aitäh, see ei ole minu jaoks tunnustamine. Need aga sellest räägime kunagi. Partner süüdistab sind alati tülides versus partner vaikib ja karistab sind vaikimisi. See vaikimisi karistamine mulle üldse ei meeldi. Ütles kohe otse välja. Ja, mis sind häirib, vaata, pigem ka, jah. Mulle ka see vaikus ei meeldi, nagu karjume siis üksteise peale mõnda aega, no vähemalt on karjutud pärast siis. Ja saab nagu südamelt ära selle kõik, mis on. Nii, aga lähme green flag'ide juurde. Partner kuulab sind päriselt ja mäletab olulisi asju versus partner toetab sind sinu unistuste ja eesmärkides. Oota, mis ma nüüd valima pean? Kõige parema. Kõige parema. Okei. Oota, mis see esimene oli? Partner kuulab sind päriselt ja mäletab olulisi asju versus partner toetab sind sinu unistustes ja eesmärkides. Esimene. Ma võtan ka esimese. Ja ma võtan ka esimese. Vist. Kuigi mõlemad on päris toredad. Ja ei, muidugi on toredad, aga lihtsalt on see, et kui ta Nii ma valiks mõlemad. Muidugi me kõik valiksime, ma võtaks niimoodi, ma võtaks kõik sind vaata, kõik head asjad. Ja siis selle red flag'id võtaks sinna kõrvale, et neid. Nii, sõber tähistab sinu saavutusi siiralt versus sõber on sinu jaoks olemas ka rasketel hetkel. Rasketel hetkel olemas. Töökaaslane jagab sinuga võimalusi ja tunnustab sinu panust versus töökaaslane on alati usaldusväärne ja hoiab oma lubadusi. Teine. Ja. Ma vist võtan oma kogemus järgi esimese. Ja, see. Pereliige toetab sind tingimusteta, isegi kui su valikud on teistsugused versus pereliige oskab ausalt, kuid hoolivalt tagasisidet anda. Esimene. Mul pole vaja seda tagasisidet, hoia endale nagu. No niikuinii kuulasta. Partner lahendab konflikte rahulikult ja austusega versus partner näitab järjepidevalt armastust ja hoolivust väikeste tegudega. Kindlalt teine minu jaoks. Sulle ka või? Ma niikuinii karjun esimesel. Ja võtaks teise. Tüünid probleemid. Ma ise lähen närvi. Särtsu peab olema ka, kui ikka tüünitsetes võiks mõni see taldrik lennata ka, vaata, lõbusam oleks. Ja tegelikult nali. Isegi kui tema rahulik on, siis ma tean, et mina lähen närvi, see seal ei ole vahe. Ja siis ajab veel rohkem nagu ja närvist, et ta on nii rahulik, et ta on nagu kallis, ma nagu tunned, kuidas need närvirakud lihtsalt juba paisuvad. Nii, sõber annab sulle ruumi, kui seda vajad, aga on alati olemas, kui helistad versus sõber suudab su enestunnet alati paremaks teha. Alati paremaks teha. Vist ka alati paremaks teha. Jah, nõustun. Ülemus usaldab sind ja annab sulle vabaduse oma töös versus ülemus märkab ja hindab su pingutust ning annab positiivset tagasisidet. Esimene. Teine. Ma vist valin ka praegu esimese, kuigi red flag'ides oli see, et ma tahan tunnustust saada, aga praegu miks ma ütlen, et kui sulle antakse tegelikult nagu vabadus töös, siis sul on kohati nagu mugavam oma tööd teha. Sa naudid oma tööd rohkem minu jaoks. Sa ei ole nii kinni, sul ei ole siis need mis need on need käerauad nii-öelda ümber käte, et sa saad rohkem nagu otsuseid teha ja sul on võimalusi rohkem. Aga järgmine, partner on su parim sõber ja teil on koos lõbus versus partner on usaldusväärne ja hoiab alati oma sõna. Teine, mu paremad sõbrad on siin, istuvad 2 tükki. Hea point. Jah, teine. Jah. Mul jälle sõpru juurde vaja. Mul on vaja meest. Nii, Oosena. Sõber suudab sind ausalt kritiseerida, ilma tunneksid end rünnatuna versus sõber kaitseb sind ja seisab sinu ees, kui vaja.
kaitseb. ma võtan ka, et kaitseb. Ma võin siin kohe ühe loo rääkida. Kaitseb. Kunagi gümnaasiumi ajal oli Eva-Lottal üks grupitöö, ma mäletan, koolis. Ma mõtlesin, millist loost sa räägid. Võin rääkida või? Ja. Ja siis seal üks poiss meie klassist, vana siis klassikaaslane, vist kirjutas, mida ta kirjutas? See oli niimoodi, et mina kirjutasin talle, et meil on selle grupitööga vaja tegeleda, vaata, et me ei jõudnud seda esitleda. Et nagu nii ei saa, et ma mingi üksi try hardin, vaata, et siis ma ka ei osanud, vaata, et äkki lihtsalt nagu grupi peale me saame midagi nagu välja mõeldud, on ju. Kellegi abi kasutada või ma ei tea. Ja siis ma kirjutasin talle seda sama. Sa kirjutasid talle eraldi, jah? Jah, ma kirjutasin talle eraldi. Ja siis tema kirjutas klassigruppi. Aga ma mäletan, mis ta kirjutas. Ta kirjutas... Minust oli mingi siuke asi, et kas me siuke klass olemegi. Ja me võiks üksteist aidata või midagi sellist. Et siukseid kirju saadetaksegi põhimõtteliselt. Ja ta saatis veel screeni sinu jutust. Mis oli nõme, sellepärast, et ma saan aru, miks Lotta seda kirjutas, kui sa üksinda oled seal ja sa oled, see oli vist raamatutöö ja Lotta oli ainuks vist raamatut lugenud või ma ei tea midagi sellist. Ja teised ei olnud siis, ma saan aru saada, sa tegelikult teed täiesti teistest ära. Jah, okei. Klass võiks kokku hoida, aga sorry, me ei olnud kunagi klass, kes hoidis kokku. Mitte kunagi. Vähemalt mitte gümnaasiumi klass. Sorry, kui see valusalt kõlab, aga me ei olnud. Kui palju oli minul majapeod näiteks ja siis tulid alati need, kellega ma väga hästi läbi ei saanud, tulid mu majapeole ja siis jõid ennast täis ja siis ütlesid, ma nii väga armastan sind. Ja kui me koolis nägime, siis hea mükse seda tšau ütlesimegi. Me ei tulnudki üksteist. Ma ei ütle, et me olime hea klass. Me ei olnud. Kuigi ma tean, et alati me paralleelklassi eest kaitsesime enda klassi. Ja panime ära nagu, et meil on kõige parem klass ja et A-klass on alati kõige targem klass ja et üks ülihea lause, mida ma just kuulsin, oli, et A-klass surub B-klassi vastu muru või et A-klass surub B-klassi vastu muru. See oli ülihea lause. Aga tegelikkus oli see, et B-klass surus meid vastu muru, sest ja nii see oligi. Me ei olnud mitte kunagi kokkuhoidev klass. Võib-olla põhikooli ajal küll, aga meil läks see, et meil läks nagu gümnaasiumi ajal läksid klassid nagu nii segamini. Läksid 2 rivaalklassi omavahel kokku. Täiesti. Sellest juba ei toota midagi head nagu. Pluss siis tulid uued juurde nagu näiteks Bella. Kes valis lihtsalt õige poole. Ja ma pidin poole lihtsalt valima. Aga mulle keegi ei öelnud, et ma pean poolt valima. Ja siis, aga igatahes ma sain aru, miks Lotta selle kirjutas, et nagu, kui me ei ole nagu nii see kokkuhoidev klass, miks ma siis pean üldse praegu seda tegema ja sind aitama nagu. Ja sa hoiad kokku, kui sa saadad selle klassigruppi või? Ja kuidas sa hoiad nagu? Kirjuta siis eraldi, et kuule, kas sa ei arva, et nagu peaks nagu kokku hoidma? Ja ma läksin selle peale nii vihaseks, et ma esimese asjana kirjutasin sinna, tead, kuule sina tead, tont põhimõtteliselt, et nagu tõmba kokku ennast, et Eva-Lotta ei pea sinu eest tööd ära tegema. Ja ma rääksin nii vähes, et ma olen alati olnud inimene, kes kaitseb kõiki teisi. Isegi kui selle inimesel võib-olla ei ole õigus, aga ma ikka kaitsin, sest tegu minu lähedasega ja mitte keegi ei ründa mu lähedas. Kui sa tuled ründama, raisk, sa saad siukse ema lõvi vastu, et see on kohutav. Jonnega seal kahekesi. Me kahekesti Bellaga kirjutasime, et kuule, mida sa arvad endast nagu? Ja siis Lotta, näed, et see on all see icon, aga ta ei kirjuta mitte midagi. No sa nutsid kodus vist. Ma ei teadnud, mis vastata, sest et nagu ma hakkasin ennast süüdi tundma, et kas ma tegin valesti, et ma kirjutasin talle, et point ei olnud selles, et ma nagu ütlesin talle, et ta oleks pidanud raamatu läbi lugema, vaata ja teadma, mida vastata, vaid see, et tal on klassis veel tutvusi. Et äkki keegi nendest oskab nagu nendele küsimustele vastata, sest me nagu vist tunnis nagu tegelesime sellega, tund sai läbi. Ja siis meie grupp ei jõudnud nagu mingite asjadele vastata. Ehk siis me saime jätkata, meil oli see eelis, et meil oli võimalik kasutada kõiki materjale. Ja sa saad netist lugeda kokkuvõtte läbi. Ja aus on see, et tegelikult me vastused saime netist. Ja nagu... Ta oleks võinud lihtsalt netist otsida vastuseid. Ta lihtsalt ei viitsinud. Ja. Kui sa ennast ära tunned, siis ära ole pahane, aga saa aru, miks me tollel hetkel tundsime nii või nagu miks see nii nõme olukord oli, et seda oleks palju paremini teha. No ma arvan, et teil kindlasti oli ka oma arvamus sellest.
Neil või? jah. Absoluutselt, ma arvan, neil on siiamaani oma Jah. arvamus sellest, ma isegi ei kahtle selles. Just, no see lihtsalt oligi nagu 2 punti üksteise vastu. Nii et ennem kui ma võtan viimase kirjaga, siis te tahate äkki jagada veel mingeid oma kogemusi? Mul üks red flag'i juures oleks küll üks story. See nüüd nagu väga ammune ei ole, aga suhtlesime ühe poisiga ja siis me nagu tutvusime siis, kui ta kaitseväes oli ja siis nii-öelda kirjutasime ja siis oligi see, et mis lõpuks nagu välja tuli, et ta nii-öelda kasutas siis mind ära, niikaua kui ta kaitseväes oli, et tal oleks kellegiga kirjutada, mis ta enda sõnade järgi nii-öelda nagu normaalne vestluskaaslane või nagu normaalsed juttu, et mis sa ikkagi seal nende meestega seal räägid kogu aeg vaata. Ehk siis see kestis paar kuud, isegi ei mäleta täpselt. Ma arvan mingi 1,5 kuud umbes, nagu päriselt te vist kirjutasite 1,5 kuud ja siis see, mis järgnes, oli nagu sinu poolt venis pikemaks lihtsalt. Ja, ehk siis kui ma lõpuks küsisingi, et mis värk on vaata, et siis tuligi vastus, et kaitsevägi nüüd hakkab nagu lõppema vaata, et tema arvates on parem, kui me mõnda aega vaata ei suhtle, et kui suvi hakkab, et siis nii-öelda nagu nii-öelda uuesti need suhted soojendada saaksid, aga jah. Täistointna, reaalselt sorry, aga nagu ma nägin, esiteks see post oli Tinderist, oli ju, ja ma olen alati öelnud, palun ärge valige endale mitte kunagi ühtegi kaaslast Tinderist. Mõelge alati sellele, et kui te kunagi olete lapsevanemad, no, alustame vanem, et võib-olla on üks laps või igatahes, oled kunagi lapsevanem, siis kas sa ei taha enda lapsele rääkida lugu, kuidas sa oma mehega tutvusid või oma, laste isaga nii-öelda. Tahad ju, et see oleks mingi põnev lugu, mida rääkida. Ei, ma kohtusin su isaga Tinderis. Scrollisin üks päev ja tegin. Ise tegin lihtsalt üks ühele poole, teine teisele poole ja siis vaatasin, nii ilus mees. Ja nüüd ta ongi siin. See ei ole ju tore. Nagu küll olen mina kohtunud meestega, kes on mulle reaalselt aknas sisse roninud. Nii et sa, kes sa Austraalias praegu poiss oled, sa tead küll, kellest ma räägin. Nii et nagu mul on reaalselt poiss aknas sisse roninud või ma ei, nagu palju põnevaid lugusid on, kuidas ma olen kohtunud nagu mingite ägedate poistega. Et aga Tinder on küll asi, mul on olnud see, aga see on, ma ei tea, võib-olla tõesti suhtlemiseks okei, tahad väga kirjutada kellegagi, siis kirjutad. Aga siis, ma ei tea, midagi enamaks see küll ei ole. Aga lihtsalt see poiss oli nõme, sest ma nägin, kuidas ta Lottet ära kasutas. Ma ütlesin sulle, kui te olite vist mingi paar nädalat kirjutanud, kui ma sain teada. Esiteks mul oli maru vihane, et ma alles siis teada sain. Ja siis ma vaatasin ta pilti. Aga teate, mis ta mulle ütles? Eva Lotte ütles mulle, aga ta näeb välja nagu Villem Trillem ju. Siis ma ei, kas sa päriselt suhtled taga selle pärast, et ta on nagu Villem Trillem või? Alloo! Ja ta ütles, aga meil on nii palju sarnasusi. Saad aru, Jonne, me oleme koos õunapuu otsas roninud, vaid ta on ka lapsena õunapuu otsas roninud. Ma olen ka. Meil on ka nii palju ühist. Aga selles olemegi sõbrad. Ma ütlesin, et ma arvan, et igaüks, kes on sinu vanune, on kord elus õunapuu otsa roninud. Ja see oli nii see oli mida nagu ma Lotasust kuulsin tollel hetkel ja ma ütlesin, kas sa teed nalja või, et see on sinu nagu argument mulle praegu. Ja siis ma olin nagu, see oli õudne ja ma ütlesin, et ei, et see poiss ei sobi. Mu sisetunne ütles mulle, et ei ja ei. Ja siis Lotta oli, ma ei tea, ta ikka meeldib mulle, meil on nii palju sarnasusi. Mingi jalgpallimäng. Jaa, me oleme koos aga me oleme mõlemad jalgpalli mänginud. Lollimad asjad üldse, mida sa saad nagu tuua. Asjad nagu, mis ta nagu ühiseks asjaks leidis. Ma saan aru, et võib-olla oleks öelnud, et ma ei tea, et mis on siuke põnev nagu. Ma ei tea, mõlemad armastavad mingeid ekstreemsusi näiteks. Ja mingi kindlat asja või teile, ma ei tea, kas või lemmik, mingi äge söök, mis ei ole võib-olla kõige tuntum. Ja tavalisem. Ja või teile, ma ei tea, kas või lemmikfilm, nagu päriselt lemmikfilm. Ja nagu lapsest peale näiteks. Ja midagi nagu põnevamat kui see, et me mõlemad oleme õunapuu otsa roninud. Me oleme ka. Ma ei tea. Et nagu jah,
see oli nii loll, kui ma seda kuulsin ja ma lihtsalt pilgutasin Lottale samal ajal otsa ja mõtlesin, kas sa päriselt räägid tõsiselt praegu või? Et sa tuled minu juurde selliste argumentidega. Me oleme mõlemad õunapotsa roninud. Jah. Ma olin nagu unust ära see mees juba nagu kohe, ta lihtsalt ma juba sisetunne aimas halba. Ja ma räägin, ta kasutas lihtsalt Lottat ära selleks, et kirjutada kellegagi kaitseväes. Et tal oleks igav. Ja tal ei oleks igav, aga siis, kui hakkas suvi lähenema, siis ma ei teagi, kes see Eva-Lotta on. Mina ei tea. Ja kui ma kuulen seda juttu, siis ma saan aru, kui loll ma olin. Tore, et sa vähemalt nüüd aru saad. Ei, ma sain juba nagu varem aru vaata, siis kui sa läbi sai, siis te rääkisite ja värki vaata. Aga sellel ajal see ei tundunud tema jaoks nagu midagi, et ikkagi õunapuu otsa oleme koos ikkagi täitsa lõpp ju. Issand, Ma saan aru, et oleks lapsena koos õunapuu otsa roninud, juba lapsest kuidagi. Ja siis näed nagu aastaid hiljem teda ja siis on nagu mingi, oh my god, ma ronisen väiksena. Mul oli reaalselt üks poiss, keda ma päriselt nagu armastasin. Ma arvan 2 aastat, mul oli nagu väga pikk nagu siuke friend-fit-benefit suhtlus, küll sellest räägime ka hiljem, kui tuleb teema, aga reaalselt me käisime ühises lasteaias kunagi. Samas rühmas ja ma ütlesin talle, et sa oled ükspäev mu mees. Ma saan aru, et see, kui me aastad hiljem hakkasime uuesti nagu suhtlema, et siis ma saan öelda, et see on nagu äge kokkusattumus, vaata. Mitte see, et õunapuu otsas ronisid. Nagu jah. Ja eraldi õunapuu otsa olete roninud, sest ma olen ka õunapuu otsa roninud ja Jone on ka õunapuu otsa roninud. Raksus ka käinud isegi. Need jaa, ehk siis see oli omamoodi, ütleme niimoodi siis. Aga mis mind häiris ka oli see, et Lotta suutis sellesse posti täiesti ära armuda. Mis sa mingi 2-3 kuud põdesid temast nagu seda, et te enam ei kirjutanud ja te lihtsalt kirjutasite, ei olnud päris elus näinud üksteist. Sul olid ainult põhimõtteliselt Tinderi pildid suht ju. Ja Suht küll, võib-olla mõned veel, mis te Snapis saatsite võib-olla, aga nagu te ei olnud päris elus näinud ja sa olid nagu nii armunud, et sa kirjutasid full tekste temast. Oli ju? Või mingid tekstid või mis nüüd olid hüvasti jätu tekstid põhimõtteliselt, mis sa kirjutasid. Otan praegu, et pidin ma rääkima kõike või? Igatahes sina jänesepüks, kui sa peaksid seda nägema, siis kui ma sind kunagi näen, siis mul on sulle nii mõndagi öelda. Sest mina pidin teda lohutama, kui see asi ära lõppes. Nii et palun poisid, ärge kasutage niisama tüdrukud ära ja tüdrukud palun ärge kasutage niisama poisse ära. Nagu koheselt väljendage oma soove kindlalt, mida te tahate kellelgilt ja siis igaüks teab, millega ta riskib. Ütleme niimoodi siis. Ja vaata, kui poiss oleks sulle, et ma tahan lihtsalt niisama suga suhelda ja ma ei taha päriselt midagi enamat, siis sa ise riskid sellega või ise sa võtsid selle vastutuse, et sa armustasid. Sa tead, et sa nagu räägid temaga niisama. Okei, aga mina räägin veel kiirelt ühest poisist, kes meil käis siis paralleelklassis gümnaasiumi ajal. Ma ta kogu aeg meil paralleelklassis on siis. Hästi tore poiss ja päriselt ma nagu väga igatsen teda sõbrana. Aga point oli see, et kui meie suhe nagu algas, siis see oli sõprussuhe selles suhtes. Me päriselt nagu saime väga-väga hästi läbi, me veetsime väga tihti õhtut koos, sõitsime autoga ringi ja rääkisime maailma asjadest ja tõsiselt hea hingega poiss ja ma päriselt siiamaani ma ei räägi tast nagu midagi halba selles suhtes, et ta on mulle endiselt erilises südames nagu erilise koha juures, et nagu ma ei ole teda unustanud, meil oli tore, aga ma ei armunud tasse. Ma ei suutnud tasse armuda, sest ma olin tollel ajal kellegist teises väga kinni ja ma suutsin võtta teda kui ainult sõpra, aga kahjuks see poiss minusse armus ja armus väga tõsiselt, et lõpuks hakkas poiss ähvardama mind kohati enesetappudega, et kui ma temaga koos ei ole, siis ta tapab ennast ära. Ja see on ka selles esimeses kirjas, kus oli, et see Fredi ähvardas tüdrukut enesetappudega või nagu endale viga tegemisega. Yeah. See on väga kohutav red flag või selles suhtes, et ma lihtsalt praegu tahaks selle poisile öelda, et kas sa päriselt arvad, et ma oleks suutnud siis õnnelikud olla, kui ma oleks sulle öelnud, et palun ära tapa ennast ära, ma olen suga nõus koos olema, sa ju tead, et ma oleksin suga ainult koos, siis on sellepärast, et mul on hirm, et sa tapad ennast ära. Ehk siis ühtegi inimest ei saa hoida enda kõrval sellega, et sa ähvardad teda, et kui ta jää sinuga kokku või ta ei ole suga koos, siis sa tapad ennast. See ei ole okei. Sa ju tahad, et päriselt see inimene sind armastaks. Ja see ei aita kohe kindlasti mitte. Ja. Pigem paneb teda just nagu süüdi tundma ja halvasti tundma ja ma arvan, et sa ei taha nagu süü ja selle vastikuse tundega nagu elada või nagu
olla kellegiga suhtes. Nii-öelda nagu selle haretsuse pealt. Ja. Absoluutselt. No, ei tea. Aga ma annan sulle nüüd lugeda, sa oled meil väga vaikne. Oissand jumal. Ma proovin nüüd lugeda. Green flags on mehe puhul, kui vaatad naisi, on minu jaoks. Top 1, välimus kena võiks olla. Teine, iseloom hea, sõbralik ja tore. 3, abivalmis. 4, soovib suhelda sinuga. Kuna ma peatan, räägiks kohe need green flagid ära. Et okei, ma saan aru, et kindlasti paljudel on see, et välimus võiks esikohal peal olla, aga ma ütlen kohe ära, et kui sa kaua elad selle põhimõttega, et välimus peab esikohal olema, siis sul võib olla elu jooksul väga palju suhteid. Nagu, sest kui sa lähtud kogu aeg ainult välimusest ja okei, et kindlasti on väga tähtis see esimene nagu kuidas ma ütlen, mulje ja emotsioon vaata, et ta on nagu ilus ja viisakas ja värki-särki, aga kui sa nagu hakkadki ainult selle järgi endale inimesi otsima nagu välimuse järgi, siis on tegelikult raske ikka see sisemine ilu peaks olema. No muidugi see ei ole ka nüüd õige, et inimesed ütlevad, et välimus ei ole tähtis. Jaa, seda kindlasti. On muidugi. On, seda ei saa ka nagu öelda. Et see on oluline, aga nagu see ei saa vähemalt minu jaoks olla nagu number 1 asi. Et siin tuleb natuke muid asju ka vaadata. Aga eks neid on inimestel erinev, kellel mille puudus on, kes mida vaatab. Kui sul on olnud ilus neiu, aga suhtumine halb, siis sa lõpuks hakkad väärtustama muud kui ilu. Vaid iseloomu ja klappi teineteise vahel pead tähtsaks kui ilu. Ma saan aru, et kõige tähtsam on sisemine ilu, et ta võib kena olla, aga kui iseloom on halb ja vastik ülbe ja sõimab, siis see ei ole hea. Et parem veits ole kole, aga peaasi, et sisemine ilu on hea. Aga mina olen veel välimuse peale väljas, kuna ma ikka tahaks ka ilusat neiut. Kui näed, et kellelgi ikka veab, saab pilt ilusa neiu, et tahaks ka ju. Aga see võib viia lõpuks, et jääd vallaliseks, ei saagi kedagi, jäädki elu lõpuni vallaliseks. Kui ajad perfektselt välimust taga. Red flags on siis ülekaalulisus, teine liiga tähtsaks ja üleolevaks peab end, maailm ja mina siis nii-öelda, ja 3 liiga ülbe ja vastiku suhtumisega. Võt see on loll, et ülekaalulisus on nagu red flag. Ja, minus ei ole ka siuke asi, mida... See on väga vale, jah. Ja, sest väga palju ülekaalulised inimesi on ju, kellel on nagu see mingist ravimitest tingitud, hormoonidest. Need rasestumisvastased vahendid tekitavad väga palju kaalutõusu või ongi geneetiline. Jah, muidugi on inimesi, kes ongi ennast nagu ise suureks söönud ja võib-olla ole nagu vaeva näinud. Aga see on esimene nagu kõige hullem red flag, siis ma arvan, neid on nii palju hullemaid ja nagu... Proovige alati inimesed mõista, et alati ei ole tingitud see ülekaalulisus sellest, et ta sööb palju. Ja kui isegi sööb, siis minust ülekaalulised inimestel on kõige ägedam iseloom üldse. Minust nad on nii lõbusad ja naljakad ja nii toredad. Oskavad leida see mõelus see positiivsuse. Ja, kusjuures nad oskavad palju rohkem näha positiivset siin maailmas kui meie, kes võib-olla oleme väga, ma ei tea, kleenukesed ja ma ei tea, rohkem näeme negatiivsemad. Mõtle nagu niimoodi, et kui sa oleks nagu tema asemel, kas sa tahaksid seda kuulda või? Kas sa nagu tahaks, et teine inimene ütleb, et ta esimene red flag on see, et on ülekaaluline? Kas see on tore tunne või? Või et ma oleks suga muidu suhtes, aga kuna sa oled paks, siis ma ei ole suga suhtes. Mitte, et sul on nagu räigelt ilus iseloom võib-olla see, siis sa oled ülitore inimene. Räigelt tore inimene. Või täpselt samamoodi, ma ei tea, et ma ei ole suga suhtes, sul on kõver nina peas. No, kuule halloo. Nagu jah, välimus on oluline, aga ära hakka nüüd nagu noppima ka inimestelt neid asju välja või neid esile tooma, sest et nagu usu mind lõppkokkuvõttes ei ole tähtis. Kui ma võin öelda, et mul on näiteks pikkusega, ma väga ei suuda, kui mul tegelikult mu isa väga tahab, et ma oleks ühe kindla meesterahvaga koos, aga ma lihtsalt, ta on ülitore inimene, nagu tõesti väga tore inimene ja nagu ülihea südamega ja tal on kõik asjad olemas, välja arvatud see kuradi pikkus. Ma lihtsalt tunnen, et ma olen taga peaaegu sama pikk ja kui ma kontsad, mulle väga meeldib kontsi kanda ja kui ma kontsad algab ja
jalga panen, Jesus Christ, siis ma olen tast pikem ja see nii häirib mind. Ma ei saa midagi teha. Ja ma saan aru, et võib-olla mõnel inimesel tõesti ongi see ülekaalulisus nagu tõesti siuke, et ei suuda mööda vaadata. No okei, siis järelikult sa ei saagi vaadata sellist inimest. Aga ikkagi ärge võtke alati selle järgi, et ma ei võta teda endale, ma ei tea, naiseks või meheks, sest ta on paks. Teate, inimesed võivad aja jooksul väga palju muutuda ja võivad kaalust alla võtta või mida iganes ja tuleb ja kõnnib sulle üks päev vastu ja ta näeb väga hea välja ja siis sa mõtled, miks ma raisk ei võtnud teda. Ja siis sa kahetsed. Jah, aga võt raisk pikkusega ma ei saa midagi teha. Võtta ei kõnni vastu. Persse pikemaks ei kasva, siis no ma ei saa, noh. Seal ei anna midagi teha. Jah. Ja mul tekkis üks küsimus, kas teie jaoks on olemas selline ütlus tõene, et iga inimese jaoks on kuskil keegi. Ole kui kole tahes, aga sinu jaoks on ikkagi keegi, kes tahab sind. Mina arvan, et on. No, see on selline väga ilus, selline muinasjutuline lause, vaata, mida sa tahaksid tegelikult nagu sisimas uskuda, vaata, et keegi nagu nii-öelda mina tahaks ka uskuda, et tegelikult on olemas. Ma arvan, et on küll. Mõnel võtab veits kauem aega kui teisel, et seda inimest leida, aga ma arvan, et ikka on. Näiteks minu arvates väga palju on tegelikult meil maailmas suhteid, kus on inimesed läinud oma vahel koolist, seepärast on noored. Okei, saame kokku, võib-olla veits on armunud, saame kiiresti lapsed ära, sigivad nagu jänesed põhimõtteliselt ja siis mingi hetk läheb aega mööda ja siis nad alles leiavad enda need hingesugulased päriselt, kellega nad nagu tunnevad reaalselt klappi, nagu nad on täiesti nagu nii väga täiustavad üksteist ja kuidagi päriselt teevad üksteist õnnelikuks. Nii palju lugusid on ka vaata. Väga palju lugusid, kus päriselt inimesed leiavad hiljem enda hingesugulast või näiteks kui naistel või meestel on nagu kaaslased ära surnud ja siis hiljem saavad kokku mingi uue inimesega või siis vana inimesega, näiteks kas või kooli ajast te armastasite üksteist, aga siis miskit tõttu läks elu lahku ja siis näiteks mida su kaaslane surebki ära ja siis te jälle saate kokku või näiteks ongi, et ma ei tea, suhtlesite kunagi, läksite räigelt tülli, elu läheb mööda, olete mõlemad lahku läinud ja siis te saate kuskil juhuslikus, ma ei tea, Rimis kokku. Midagi sellist, et tegelikult on nagu neid lugusid palju ja mina arvan, et ikka eksisteerib. Kindlasti on. Ja ma tean, et see inimene kirjutas meil veel hästi lühidalt lause veel eraldi, et tahtsime seda, et kui ikka palju kaaslasi on inimestel olnud, siis arvan, et nende prioriteet ei ole esimene välimus. Ma just arvan, nende esimeseks prioriteediks on olnud välimus. Ja see on tegelikult väga hea point. Seepärast, et sa oledki võtnud välimuse järgi endale ainult inimesi ja siis sa alles õpid teda päriselt tundma ja sa saad aru, et ta ei ole üldse sinu inimene. Mul on nii, nagu ma ei ütle, et minu need silmarõõmud, kes mul olnud on, ma ei räägi siin meeletust arvust, ma ütlen kohe, et siin ei ole mingi, ma ei tea, ma saaks mitte, et ma ei saa näppe kasutada enam selle lugemiseks, ma saan, mul ei ole nii palju olnud silmarõõme. Jah, aga ma ei saa öelda, et mul on mingi meeletult kenad mehed olnud, kindlasti mitte. Bella on vahest küll ütlen, et kuhu sa vaatad ja millega sa vaatad. Nagu silmad kaotasid ära või midagi, et ta on küll vahest mu nagu silmarõõmude kohta ütlen, no kuule, mis asi see veel on? Kus sa leidsid ta, vaata? Sorry, ma lihtsalt olen aus. Bella on väga aus selles osas, aga mul on olnud paar poissi. Ma arvan, et sa tead, haiglas käid vaatamiseks. Kes näeb välja välimuselt tipp-top, no super kena nagu. Ma lihtsalt ei tunne mitte midagi sellest, meid ei ühenda mitte miski. Ja siis sa nagu isegi, kui sa lähed suhtesse temaga vaata ja siis ta välimusse pärast. Vot tema oli toksiliselt maskuliinne. Kui ma nüüd hakkan mõtlema, täiesti, mehed ei nuta kunagi ega midagi. Väga tore inimene, aga lihtsalt ta on täiesti, mehed ei nuta. Ma ei oska oma emotsioonidest rääkima, mis ma nendest rääkima peaksin siuke nagu, ma ei tea, ütled nagu, mida sa tunned või mis värk on või? Tunned sa üldse midagi või? Tunned sa üldse midagi? Et jah, vot. Tassi kuhugi. Jah, igatahes, kui sa oledki nagu välimuse pärast vaata suhtes, siis suhe lähebki kiiresti nagu karile vaata, siis võtad järgmise vaata, näeb hea välja vaata. Ja siis sa lapadki neid läbi nagu raamatulehti. Jep. Nii et jah. Aga tõmbame oma otsad tänaseks kokku. Minu arust meil oli täna väga põnev podcast. Aitab küll, me võiksime veel tutide viisi rääkida, aga siin kell juba veits tiksub peale. Nii et väga tore oli jälle ja nagu ikka, näeme järgmisel esmaspäeval. Tšau, tšau! Tšau, tšau!